räägin edasi pühast vaimust. Ja mul on ka võib-olla alapealkiri mingis mõttes täna. Ma räägin püha vaimu meelsusest. Kohe vaatame, mis asi see on. Ja lähme Rooma kirja 8. peatükki. Sa võid selle lahti teha. Aga ma arvan, et see ei ole paha ka paluda just ka selle osa eest, mis Jumal nüüd annab teha. Isa, palun, et sa annaksid meile täna ilmutuslikke teadmisi, isa, et me kasvaks sinu tundmises, mõistaks sinu plaane, mõistaks sinu eesmärke. Ja isa, ma taotlen, et ka vaimuanid võiksid toimida koguduse ehitamiseks. Isa, et ka ava mulle sõnauks rääkida neid asju, mis on just sinu südames, mis täna peavad esile tulema. Isa, palun need teemad ja alad, mis sina oled valmis pannud, mis on inimestele vastuseks, juhtimiseks, juhatuseks. Isa, need asjad tulevad just esile. Tänu sulle, isa, et sa teed head tööd ja me kasvame ja saame vormitud Jeesuse nimel. Aamen, aamen. Nüüd üks oluline asi, enne kui me läheme seda kirja koha juurde, ma veel panen selle siia ette, on see, et sa alati, kui sa oled Jumala sõna kuulamas, sa peaksid seda vastu võtma usus. Nüüd, mis tähendab usus seda vastu võtma? See on siis see, et sa nii-öelda usud, et Jumala sõna teeb sinus tööd. Ehk siis see, mis räägitakse, et sa saad ilmutuslikke teadmisi, et sa õpid Jumalat tundma, et sa ammutad. Need asjad ei toimu lihtsalt iseenesest. Ainult kuulamine ei pruugi asju muuta. Vaid see on see, et kuidas sa suhtud. Sest me näeme Iisraeli rahvas, kui nad olid seal see esimene põlvkond, kes ei jõudnud tõotatud maale. Ja nende kohta öeldakse, et nad ei seganud usuga seda asja. Ja nad ei kasutanud oma usku selle jaoks, et nii-öelda Jumala tahe võiks teostatud saada. Ja tegelikult, mis nad tegid? Nad tegelikult käisid uskmatuses ja hirmus ja nad ei jõudnud sinna tõotatud maale. Ja see oligi sama, et usk oli see, mis oli puudu selles üks element. Nüüd see on ka väga oluline see, et sina jõuaksid teatud kohtadesse Jumalas ja Jumalaga koos, on sul vaja oma usku teadlikult rakendada. Mismoodi ja mis jaoks me näiteks teatud asju ütleme siin koguduses ka, kuidas ütleme jutluse sees või kas või see tunnistus, mis me alguses ütleme. Miks me teeme seda? Sellepärast, et sinu suusõnad ja sinu südame usk on need, mis toovad asjad esile. Ja sellepärast on sul väga oluline ka, et sa ise oma enda elus räägid mingeid asju järjepidevalt välja. Mida sina usud? Mis sa oled praegu uskumas? Mida sa oled praegu ootamas? Mida sa usud, et Jumal on tegemas sinu elus? Mitte lihtsalt, tuleb, mis tuleb või midagi taolist. Ei, see ei ole see, mismoodi me asju ütleme. Sulle saab see, mis sina ütled. Et see on väga oluline see, et sul on konkreetne sihik, sa oled teadmas, mida sa oled uskumas. Kui sa oled näiteks perekonnana või ka isikuna uskumas midagi, mis sa usud, et Jumal teeb sinu elus. On see seotud sinu tervisega, on see seotud sinu rahaasjadega, on see seotud, me ütleme ka Jumala plaaniga sinu jaoks tulevikus, siis see on väga oluline, et sa pead neid asju meeles ja sa räägid neid ka välja. See lihtsalt ei ole niimoodi, et las Jumala tahe sünnib. Ei, konkreetselt. Mida sa usud? Mis selle Jumala tahtes, et see sünnib? Konkreetsed asjad, konkreetsed on need ka materiaalsed asjad, konkreetsed asjad, mida sa oled uskumas. Kui sa oled uskumas, et Jumal varustaks sind, siis peaks olema selle konkreetse sihik. Mille jaoks? Võib-olla ka isegi, kui see on rahasummast juttu, missuguse rahasummaga on tegu. Kui see on mingi esemega juttu, missugune ese see on? Või mis asi see on? See on mis esemed ja rahad ja mis iganes. Piibel ütleb, et kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate ja siis see saab teile. Ja ingliskeelne just ütleb, et ka kõik asjad. See tähendab seda just, et need on konkreetselt ka mingisugused asjad, mingisugused konkreetsed materiaalsed asjad, nii-öelda, et sa võtad need asjad sihikule, sa otsustad paluda nende eest ja selle vale ka asjade eest paluda. Ja me palume kindlasti oma vaimuliku kasvu eest, me palume asjade eest, mis Jumal nii-öelda tahab meie elus teha, aga see on oluline täpselt samamoodi ka konkreetsed asjad. Sul on vaja nende asjade eest ka paluda. See ei ole lihtsalt see, et küll Jumal tahab, siis ta annab see mulle. Ei, see ei ole niimoodi. Jumal annab selle, mida sina palud. Piibel ütleb, paluge ja siis teile antakse, mitte lihtsalt niimoodi, lihtsalt iseenesest sünnib. Nüüd tänu Jumalale, et Jumal on armuline ja vahest mõned asjad sünnivad ka isegi spetsiaalselt, et sa ei ole seda planeerinud ja sihtinud, aga Jumal tahab, et sa kasutaksid oma usku. Ja nüüd, kui me räägime ka Jumalas kasvamisest ja ütleme ka sellest, kuidas jutluse kontekstis ammutada, see on ka oluline, et sa oma usku rakendad. Amen. Ja vaata Rooma 8.14 kirjakoht, mis me oleme siin väga palju juba lugenud sellega. Ja see peaks olema üks kirjakoht, mis peaks sinu mõtetes olema ja mida sa peaksid sageli ka lugema.
Sest et kui sa oled Jumala vaimust juhitud, siis sinu elus, nagu öeldakse, väga paljud probleemid võivad ära jääda, mitte võivad ära, vaid jäävad ka ära. Ja Jumal saab sind juhtida ka õigetesse kohtadesse. Sest et kui me räägime näiteks ka finantsedust, ma selle sama kirjakoha seoses olen ka just välja toonud, kui Jeesus ilmus Kenneth Haginil ühes situatsioonis, siis ta ütles huvitava asja, seal oli ka rahaasjadest ja finantsidest juttu. Ta ütles, et ma teen sind rikkaks, kui sa oled juhitud pühast vaimust. See on väike minu ümbersõnastus, aga põhimõtteliselt see oli see, mis ta ütles. Ja et ma ei ole mitte selles mõttes, mul ei ole probleemi sellega, et minu rahvas või minu lapsed on rikkad, vaid mul on probleem sellega, kuna peaks olema ahned. Et see on väga oluline asi tegelikult. Jumal ei ole probleemi sellega, et sinul on rikkust. Tal oleks probleemi sellega, kui sa oleksid ahne või raha armastav. Ja need on väga olulised asjad ja need ei ole üks ja sama asi. Raha omamine ei tähenda seda, et sa armastad raha. Meil on piiblis väga palju inimesi ja ka mitmeid inimesi, kes ka tänases päeva mõistes omasid väga palju raha. Nad võib-olla tol hetkel oli see kuld või hõbe, ütleme sellist tüüpi asjad. Ja neil olid väga suured rahasummad. Ja me näeme, kui nad käisid õieti Jumala asjadega, Jumal ei olnud sellega probleeme. Amen. Piiblis Abraham oli väga rikas, väga jõukas. Tal olid väga suured finantsvahendid, siis tol ajal enamuses oli see hõbe ja kuld sageli. Ja tal oli väga palju seda. Ja Jumal ei olnud sellega probleemi. Ja Jumal ei ütelnud, et sa ei tohi seda olla ja sa pead sellest lahti saama. Ei, ta jälgis seda, et tema jaoks oleksid õiged prioriteedid ja mis on tema jaoks tähtis. Ja samamoodi see ei ole muutunud ka täna. Jumala jaoks on tähtis, et sina armastad teda üle kõige. Amen. Ja raha ei ole see, mida sa armastad. Või materiaalsed asjad ei ole see, mida sa armastad. Aga Jumal on huvitatud sellest, et sind juhtida sellesse jõukusesse, sest et siin maa peal elamiseks on sul vaja raha. Oled sa avastanud seda? Ja Jumal ei ole ainult huvitatud sellest, et sul on lihtsalt enam elementaarne toit lihtsalt laual ja mingid riided ikka peaks ka seljas olema ja koht, kus sa elada. See ei ole viis, kuidas Jumal mõtleb asjadest. Sa võid näha, et nagu öeldakse, inimesed, kes käisid koos Jumalaga, nendel ei olnud ka ainult elementaarne toit laual lihtsalt ja mingisugune ulualune, kus nad said elada ja mingid riided seljas. Me näeme seda, et Jumal varustas ja täitis nende vajadused külluslikult. Ja Piibel räägib sellest, et Jumal riietas, et ta tahab meid ka, ütleb, kui nõdra usulisi isegi riietad ja vähemalt sama ilusasti kui Saalomoni. Kus ma selle võtan? Otsi Mattuse evangeeliumi, mis on 6. peatükk on see minust. Ja ta räägib seal sellest. Ta viitab sellele sama, et nagu öeldakse, isegi kui sinul on nõrgem usk, siis Jumal on huvitatud sellest, et sind liietada ilusti, kenasti. Amen. Ja ta on huvitatud sellest. Mitte see on meie prioriteet, see ei ole see, et me nagu öeldakse, me üritame endale ilusad riided saada selleks, et nagu öeldakse kellelegi muljet avaldada. Ei, aga Jumal on sellest huvitatud, et sa võiksid kena välja näha. Amen. Okei, aga läheme tagasi Rooma 8.14, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Siis me näeme seda, et Jumala vaim tahab oma lapsi juhtida. Amen. Miks ta tahab sind juhtida? Tal on konkreetsed suunad, kuhu ta tahab sind juhtida, kohad, kuhu ta tahab sind juhtida. Ta ei taha sind jätta teadmatusesse. Ta ei taha sind jätta segadusse. Amen. Ütleb, sest ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksid jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Aba isa. Nüüd siin ta ütleb, kuidas see püha vaim juhib meid. Kuidas see Jumala vaim meid juhib. See sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Nüüd, kui ta eelnevalt räägib Jumala vaimu juhtimisest, siis ilmselgelt see viide siin räägibki sellest, kuidas Jumala vaim meid juhib. See on siis, teine sõnastus oleks siis sisemise tunnistuse kaudu. Mis see tähendab? See tuleb igaks juhuks lahti seletada. See väljend võib-olla on sinu jaoks tuttav, aga sul on vaja see oma elus ja oma elus olukordades ära tunda. See ongi sama tunnistus või teadmine sinu südames. Sa märkad, see sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga. Niisiis sinu vaimus on tunnistus. Nüüd, see sõna ei ole üldse paha selles mõttes siin. Me
kui me koolis oleme käinudki või kes isegi värskelt on koolis käinud, siis enamasti aasta lõpus antakse lastele kätte tunnistused. Millest see tunnistab? See paber, sinna on kirjutatud siis suuremas osas koolides ikka veel on numbrid alles, mõndes kohtades pole numbreid ka alati, aga ütleme, jääme selle numbrite juurde. Siis siin on siis kirjutatud need numbrid, mis näitavad seda, missugusel tasemel või kui hästi ta siis seda konkreetset ainet õppis. Ehk siis see tunnistab, see annab siis teadmise või informatsiooni selle kohta, mis selle konkreetse ainega siis oli. Nüüd ütleb, kui see tunnistab, sul on tunnistus seesama, et sul on ka informatsioon sinu südames selle kohta, millegi kohta, siin on siis selle kohta, et sa oled Jumala laps. Amen. Sul on üks teadmine, tunnistus, selgus selle konkreetse asja kohta. Ja nüüd see ongi viis, kuidas Jumala vaim sind juhib. Nüüd, kui sul on mingi küsimus, kas ma peaksin seda tegema või ma ei peaks seda tegema, kus sa saad seda teada? Sul on tunnistus sinu südames. Jumal on huvitatud sellest, et sa võiksid seda teada. Amen. Mis ma pean tegema või mis ma ei pea tegema. Nüüd see ei ole mentaalne informatsioon, see ei ole järelduste ja analüüside lõpptulemus. Või nagu vähest mõned inimesed isegi, ma olen isegi kristlikes ringkondades kuulnud, kui sul on mingisugune teema, millele sa pead vastuse saama, siis otsi välja nii-öelda kõik vastuargumendid ja pooltargumendid ja pane need üksteise alla ilusti ritta ja siis nii-öelda, mis on, nagu öeldakse, mida siis rohkem on, siis see on see õige. Sa võid sedasi väga tõsisesse auku kukkuda. Sest Jumal võib lasta sul vahest teha asju, millel võib olla väga palju tehniliselt isegi vastu argumente. Paulus näiteks oli ühes situatsioonis, kus talle nii-öelda tuli prohvetlik sõna prohvet Agabuse kaudu. Et see mees, kellele see vöö kuulub, see seotakse kinni ja antakse paganate kätte. Ja kus kohas? Jeruusalemmas. Ja nüüd, mis juhtub, tuleb süke sõnum, kui sinule süke tuleks, mis sa arvaks, kas see sinust tekitaks väga suurt põnevust, ma tahan ka Jeruusalemma minna. Ja see ei tekitaks sinust eriti põnevat emotsiooni, sa tahaks sinna minna. Sest et see ei ole hea tunne, et kui sind ootab see, et sind võetakse nüüd kinni, seotakse kinni ja arvatavasti, ma ei tea, pannakse põhimõtteliselt vangi isegi, sa ei igatseks väga seda loomulikult sa teha. Nüüd lisaks sellele, sellega ei lõppe kogu see lugu, on seal samas kõrvale veel inimesed, kes ütlevad talle ka, et ta ei peaks minema Jeruusalemma. Käivad talle peale. Nüüd, mida Paulus tegi? Ta pidi teadma seda, mis Jumal tahab, et ta teeks selles situatsioonis. Ja ta ütles väga selgelt neile välja, ma pean sinna minema ja ma olen valmis, et ka isegi, ütleb lausa, et ma olen valmis ka isegi surema Jumala sõna ja Jumala evangeeliumi pärast. Amen. Ja läks ja tegi seda, mis oli ebapopulaarse. Niisiis, kui tema oleks teinud seda analüüsi, kõik vastuargumendid ja asjad, mis iganes pannud ritta ja kõik pooltargumendid, siis tema vastuargumentide rida oleks palju suurem olnud. Ja lisaks sellele ka mitmed inimesed justku annavad. Ja prohvet Agabus muuseas ei ütelnud talle, mis ta peab tegema. Üks väga oluline asi ka, kui me räägime prohveteeringutest või püha vaimu juhtimisest üldse, siis kui sinule endale tuleb ka mõni prohveteering, ütleme, on see siis mingi koosoleku kontekstis või ütleme, mingis muus situatsioonis, tavaliselt on jutlustajad, vahest võib olla ka keegi kaaskristlane, mis ütleb midagi välja, siis see ei tohiks olla kunagi midagi sellist, mis sulle ütleb ära, mis sina pead tegema. Ehk siis see võib asju rääkida välja, mis on nagu oleks Jumala plaan ja Jumala tahe, aga need peaksid midagi olema sellist, mis kinnitavad seda, mis on juba sinu südames. Siin on ühe kirjakoha juurde ja tegelikult jõuame sinna. See teid üldse paha tegelikult hüpata natukene märkmetes ringi. Läheme apostlitegudes, kuna see on nagu nii mul plaanis täna apostlitegude 13. peatükk. Apostli 13.1. Ja see ütleb niimoodi, aga Antiochias olevas koguduses või uustõlge ütleb Antiookias, väidetavalt see vist pidi õige hääldus olema isegi, kuidas sellega iganes on. Ma olen lihtsalt sellega vanaga nii harjunud. Oli prohveteid ja õpetajaid,
Barnabas ja Siimon, keda hüüti Nigeriks, ja Luukius Küreenest ja Maanajan, kes Helivist Herodesega ühes oli üles kasvatatud, ja Saulus. Kui need issandat teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud. Siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele. Need püha vaimu poolt läkitatud tulid nüüd Seleukiasse ja sõitsid sealt laevaga Küprosesse. Nüüd mõni võiks öelda, kuule, no aga pastorna siin nad ütlesid ju, mis nad peavad tegema. Me peame jälgima igat detaili piiblis. Ja need on väga olulised detailid tegelikult. Sest kui sa vaatad, nad on ühiselt koos seal siis paastumas ja palvetamas, või ütleb siin täpsemalt veel, kui nad issandat teenisid ja paastusid, algus ütles. Nüüd, üks õhkkond tegelikult, kui sa tahad, et Jumala vaim võiks sinu elus ka rääkida, siis seesama õhkkond, mida me võime nimetada Jumala teenimiseks, või ka sageli on see ülistus, või siis ka lihtsalt, vaata see sõna ei ütle täpselt välja, et kas nad palusid või ülistasid või ootasid Jumala ees, vaid kasutab väljendit, nad teenisid issandat. Nüüd siin võis olla kõik need ka, või siis asjad nii-öelda isegi segamini mingis mõttes. Nüüd see ongi sama, sul on endal vaja selliseid aegu, kus sa oled Jumala ees, kus sa ülistad, kus sa tänad Jumalat ja otseselt, kus sa ei ole tingimata ainult palumas, sest siin palvet otseselt siin ei ole mainitud, hiljem me näeme küll on see mainitud, aga see on väga paljus midagi sellist, kus sa lihtsalt annad austuse Jumalale, sa ülistad, sa oled ootamas Jumala ees ja see on seesama keskkond, kus Jumal tahab sinuga kõneleda. Ja kui ma rääkisin enne sellest, et Jumal tahab meid juhtida oma vaimu läbi, siis sageli see ongi see keskkond, kus see teadmine sul tuleb. Nüüd see ei pea olema alati selline nagu väga eriline kogemus. Nüüd mul tuli selge tunnistus või teadmine või juhtimine, mis ma pean tegema. See võib vahest olla vägagi rahulik ja väga selge, lihtsalt rahu. Ja meil on piiblis isegi väljendid, kus nad isegi ütlevad seda aposttegudes, et meile ja püha vaimule tundus hea olevat teha seda. Just seesama tundus. Lausa tundus, mis asi tundus või? Ja, see ongi viis, kuidas Jumala vaim sind juhib. Ja sa vahest oledki mingisuguse otsuse ees ja sulle tundub oma südames, ma ei räägi emotsionaalselt, vaid tundub südames, sedasi peaks tegema. Ja sa lähed ja teed seda ja see ongi õige. Ja tegelikult Jumala vaim oli sind juhtimas. Me ei pea alati otsima selliseid väga erilisi ja suurejoonelisi kogemusi selleks, et olla Jumala vaimust juhitud, sest enamasti Jumala vaim ei pruugi sind juhtida eriliste ja suurejooneliste kogemuste kaudu. Siin, kus on öeldud, et püha vaim ütles, meil on lahti seletatud, väga võimalik, et seal tuli nii-öelda kas prohvetlik sõna või keegi rääkis selle välja, selle sõna. Siis see võis olla ka võõrastes keeltes ja tõlgitsus, me ei ole öeldud seda kuskilt, aga püha vaim ütles lihtsalt on öeldud. Ja nüüd see püha vaim ütles midagi, mida ta ütles neile? Eradaga mulle Paulus ja Barnabas tööle, nüüd pane tähele, mida ta ütleb. Milleks mina nad olen kutsunud? Nüüd sõna kutsunud on mis aja vormis? Minevikus. Kas sa märkad, nad räägivad midagi välja, mis on juba minevikus ja mis on juba toimunud. Mis tähendab toimunud? Siit me võime öeldagi, see on üks väga lihtne printsiip, mis tuleb alati meeles pidada. See oli juba nende südames. Jumal oli seda juba neile rääkinud. Kui keegi sulle profeteerib midagi, mis sinu südames ei ole olnud ja Jumal ei ole sulle seda varem rääkinud, eriti seotud võib-olla sinu kutsega või ülesannetega või asjaga, mis sa peaksid tegema, siis nagu öeldakse, üks väljend, mis me kasutame, on pane see riiulile. Sageli ma võiksin isegi öelda, unusta sa isegi ära täitsa. Sest et arvatavasti, nüüd mõni ütleb, kas aga see on ju selline tubli Jumala sulane või see on ju seal selles koguduses rääkis, mis iganes. Me ei pea mitte ühegi jutlustaja või kõneleja räägitud asju välja neelama, kui need ei kinnita meie südames. Amen. Ja sellepärast ka isegi minu vastutus on ka, kui mina midagi sulle räägin välja, on see siis prohvetliku sõnaga midagi taolist, ja see on sinule spetsiifiliselt, siis sellegi poolest sa pead seda ikkagi läbi katsuma. Piibel ütleb, et katsuge kõike läbi.
Isegi kui see on väga usaldusväärne ja tore jutlustaja ja ei ole nagu midagi imelikku jaganud isegi, ka tema on võimeline eksima. Amen. Sest et pea meeles, kui sa teed oma elus olulisi otsuseid, sina pead veendunud olema, et Jumal on sulle seda öelnud. Keegi ei saa sulle profeteerida, kui sa oled inimene, kes on vallaline mõtlemas, et sa tahaksid abielluda kellegiga ja et see inimene on keegi see, kellega sina pead abielluma, sellepärast, et see pastor või jutlustaja ütles, et see on see, mis sa peaksid tegema. Nüüd see ei ole paha, nagu öeldakse, kuulata vaimulike juhtide nii-öelda nõuannet selle juures. Et vähest minu jutule on ka inimesed tulnud isegi sarnase teemaga. Aga nad ei tule enamasti küsima nii-öelda esimesel korral nii-öelda, et kas see on õige, ütle mulle, et ma ei tea. Ei, ma alati ütlen seda, et kuule, aga mis su enda südames on? Ja kui tema ütleb, et kuule, mulle tundub, et see on õige inimene, ja siis ma võin öelda ka, mis minu südames on. Et ma siis võin ka seda kinnitada või vahest võib ka isegi olla, et kuule, midagi ei klapi, et katsu oma südames läbi see asi. Aga nüüd see ei olegi nagu öeldakse, lõplik sõna ei ole ikkagi minu nõuanne, tema peab ise teadma. Sest mina ei hakka selle inimesega koos elama, tema hakkab sellega koos elama. Amen. Nii et see on oluline tegelikult, et sa saad need vastused ise oma südamesse ja eriti kui on tegemist oluliste juhtimistega või ka isegi kutsega. Siin me näeme, on tegemist siis kutsega just seesama, mis nad peavad tegema. Tegelikult nad tehniliselt eraldati apostlitöösse. Meil siin ei ole seda sõnastatud, nad küll olid, mingis mõttes ta oli küll apostliametis juba tegutsemas kausalt, aga nüüd nad lähevad sellesse päris sisse. Nad hakkavad kogudusi rajama. Ja see on üks asi, mis on apostliteenistusega alati kaasas, on see, et apostel on midagi rajamas. Nüüd see võib olla kas koguduste rajamine või see võib olla ka vahest, ütleme, erinevate ka tööharude rajamine. Sest et apostel ei pea tingimata olema alati see, kes ainult kogudusi käivitab. Ta võib olla ka see, kes näiteks isegi käivitab näiteks isegi piiblikoole. See võib olla isegi, kes käivitab võib-olla, toome lihtsalt kas või juhuslikult näite, erinevaid tervenduskoole erinevates kohtades. Aga nüüd see, et keegi midagi sellist tegemas ei tähenda kohe, et me hakkame need apostliks kutsuma. Sellega peab olema teatud ka see nii-öelda kutse ja ütleme ka annid kaasas ja ka varustus kaasas, et see on tõesti näha, et see on. Ja isegi kui need asjad on kellegi ilus esile tulemas, siis parem on, nagu öeldakse, mitte hakata neid silte nii-öelda panema külge ja neid loopima enne, kui inimene on tõesti selles liikumas ja me näeme seda. Ja samas ka muidugi üldse, kui me räägime kas apostli või prohveti ka nime kasutamise puhul kellegi jutlustaja kohta, viljad on need, mis näitavad, et inimene on selles kohas. Ja see, et keegi näiteks prohveteerib päris sageli, ei tee teda veel prohvetiks. Ma loodan, et sa tead seda. Võib-olla mõni ei ole kuulnud seda. Ka Uues Testamendis see, et inimene sageli prohvetlikult kõneleb, ei tee teda veel tingimata prohvetiks. Sest prohvet on eelkõige tegelikult just ka Jumala sõna õpetaja, Jumala sõna jagaja. Mitte niivõrd esmalt prohveteeri ainult. Okei, aga läheme nüüd tagasi siia. Niisiis, nüüd Jumal ütles midagi, et eraldage nad mulle. Me näeme, siin on ka üks oluline, nii-öelda väga oluline vaimulik asi, mis nad teevad selle juures, sest et me näeme siis 3. salmist ütleb, nad paastusid ja palusid, järelikult see ei olnud kohe samal koosolekul, ilmselgelt see oli mingi aja pärast. Sest et sul ei õnnestu uuesti paastuda nii-öelda samal koosolekul, kui sa juba ennem juba ka paastusid. Meile seda mõtet on uuesti mainida, järelikult see oli mingi aja pärast. Nad järelikult ei kiirustanud sellise asjaga. Kui me räägime ka inimeste just vaimulikust kutsest ja mingisse ülesannetesse astumisest, siis see on ka midagi sellist, milles ei peaks kiirustama. Et nagu täna tuli südamesse, kerkis üles, seal on ka see südamas, plaksti paneme selle inimese sellesse ametisse. Ei, see on tark, nagu öeldakse Jumala suhtes, Jumalaga nii-öelda asjast rääkida ja olla veendunud. Ja samas me näeme, siis nad panevad oma käed nende peale. Aga nüüd, kui nad seda teevad, siis hiljem nimetakse niimoodi, need püha vaimu poolt läkitatud tulid nüüd Seleukiasse. Nüüd siit tuleb üks asi, ma viskan selle siia vahele, see ei üldse paha. Vahest mõned inimesed ütlevad seda, et mul tuli südamesse, ma lähen hakkan seda teenistust ja seda tegevust tegelema või ma hakkan selle teenistusega tegelema, ma hakkan mis iganes. Näiteks lähen vanglateenistusse töösse ja hakkan tegema seda teist ja mul on see väga tugevalt südames ja pastor, palu mu eest ja õnnista mind sellesse. Need asjad ei käi päris niimoodi. See võib olla isegi hea töö ja see võib isegi sinu südames keerelda. Ma tõin täiesti juhusliku näite selles mõttes. Aga nüüd, kas sa märkad, siin oli 2 külge?
üks oli see, mis nende südames oli, ja nüüd me näeme ka vaimulike juhtide südames oli see, ehk siis see sõna tuli esile, et nad tuleks sellesse helistada. Nüüd, kui inimene on asumas mingisse ülesandesse, mingisse ametisse või mingisse teenistusse, siis sellel peaks olema alati ka koguduse poolne läkitus, mis toimib just vaimulike juhtide kaudu. See ei ole niimoodi lihtsalt, et kellelgi tuleb midagi pähe, ma hakkan seda tegema nüüd ja lihtsalt ja lähen ja teen. Sa küsid, no aga miks ma ei võiks midagi teha, selles koguduses üldse ei lasta mul midagi teha. Nüüd, üks huvitav asi on see, kui sa uurid piiblit, siis Jumala struktuurid ja asjad ei ole üldse nii, nagu on loomulikus maailmas. Sageli inimesed on harjunud ka, ütleme, demokraatlikus ühiskonnas või kui nad on mingisuguses huviklubis käivad koos, siis seal tagali tehakse nii-öelda asju niimoodi, et nagu on mingisugused ühised huvid ja asjad ja siis nii-öelda käiakse välja need mõtted ja asjad ja siis nagu konsensuse või siis üldiselt demokraatlikul viisil umbes hääletatakse või pannakse paika, et me teeme seda või teist või kolmandat. Enamasti see nii on, eks ju. Nüüd koguduses ei käi asjad niimoodi. Me ei tule kokku ja siis nagu öeldakse, käime mingi idee välja, et me kogudus võiks nüüd seda teha või teist teha või kolmandat teha ja nüüd hääletame, kes tahaks, et me teeksime seda ja kes tahaks, et me teeksime toda ja mis iganes. Nii ei käi need asjad. Miks pärast? Sest et koguduses ei ole demokraatia. Mis siis kogudus on? Pastorikraatia või? Ei ole pastorikraatia ka. On üks teine sõna, mis on keerulisem sõna võib-olla, on teokraatia. T-E-O kirjutatakse seda. Need eesti keeles me ei kasuta seda sõna väga sageli. See on see, et Jumal valitseb. Ehk siis tähendab seda, et me peame tegema koguduses seda, mis Jumal tahab. Ei, mitte seda, mis pastor tahab ja mitte seda, mis üks koguduse liige tahab, vaid seda, mis Jumal tahab. Nüüd aga kuidas me saame teada selle, mis Jumal tahab? Nüüd, kui sa jälgid piiblis, siis me näeme seda, et Jumal on alati kasutanud juhte, kelle ta on pannud ametisse ja andnud neile selle kohta siis visiooni või siis võiks öelda ka vahest nii-öelda nagu nägemuse ütleme. Nüüd vaatame korra ühte kirja kohta ja see on Apostlitegude 16. Mulle tundub, et mu jutlus läheb natuke teise suunda, kui alguses plaanisin, aga pole viga. Apostlite 16 ja 6. Nüüd ma räägin ikkagi pühast vaimust ja püha vaimu juhtimisest. Apostlite 16 ja 6. Ja ütleb niimoodi, ta räägib siin tegelikult siis Paulusest ja temaga kaasas olevast grupist inimestest. Ütleb, ja nemad käisid läbi Früügia ja Galaatia maa, sest püha vaim oli neid keelanud sõna rääkimast Aasias. Jõudes Müüsiani üritasid nad matkata Bitüüniasse, kuid Jeesuse vaim ei lasknud neid mitte. Siis nad läksid mööda Müüsiast ja tulid alla Troasse. Ja Paulus nägi öösel nägemuse, Makedoonia mees seisis ja palus teda ning ütles, tule alla Makedooniasse ja aita meid. Kui ta seda nägemust oli näinud, siis me püüdsime kohe välja minna Makedooniasse ja me olime julged selles, et issand meid oli kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Nüüd see on üsna huvitav kirjakott, mõned inimesed loevad välja, vaata seal olid ühiselt koos ja nüüd Jumal nagu kõneles ja need nagu nägi nägemuse ja siis nad teadsid, et peaks sinna minema ja läksid ja tegid sinna. See on tore üldine jutt. Siin on väga olulised detailid sees. Nüüd, kui me vaatame, kogu sellel meeskonnal oli juht. Tema nimi oli Paulus. Nüüd alati, kui Jumal midagi teeb, siis ta paneb ka sellele, mida iganes nimetame meeskonnale juhi. Kui Jumal loob koguduse, siis kogudusel on juht. Me näeme, piiblis on see siis pastor. Ta paneb alati juhi sellel paika. Ja kuna Jumal on loonud alati kõik süsteemid ja struktuurid, mis ta on loonud, on alati nendel on üks juht. Jumal loob perekonna ja paneb perekonna juhiks mehe. Naise on kõrval abilise rollis. Nüüd see ei ole üldse halb väljend selle asja juures. Et me peame aru saama seda, et kui keegi ei ole juht, siis ta ei ole alaväärtuslik. Ta on täiesti oluline, temal on oma koht ja oma roll. Ja see ei ole üldse halb, see ei ole see, et kõik inimesed ei pea olema juhid. Ja kõik inimesed ei pea asju suunama ja määrama ja paika panema.
Ja see, kui sa ei ole neid asju tegemas, siis see ei ole tähendada seda, et sa oled ebatähtis või sa oled väärtusetu või sa oled mõttetu või midagi taolist. Ei. Seal on lihtsalt oma roll. Sest et me igal pool ju tegelikult funktsioneerime väga paljudes kohtades on niimoodi, et keegi on alati midagi juhtimas. Ja keegi on kuskil ka allumas. Isegi töösituatsioonides ka. Kui sa ütleme firmas tööl, siis sa oled ka seal tööline ja sa allud siis ütleme inimestel, kes on sinu üle pandud. Ja see on väga normaalne, see on midagi halba. Ja Jumal on loonud sellised struktuurid ka oma nii-öelda riigis ja oma nii-öelda süsteemides. Ja samamoodi on loonud koguduse ja kogudusele pannud ka juhi. Amen. Nüüd siin on ka me näeme, Paulus on selle grupi juht. Siis. Ja Jumal oli selle paika pannud ja nüüd teised inimesed olid temaga kaasas. Ja nüüd me näeme, et nad on liikumas erinevates kohtades ja meil on öeldud, et ühes kohas Jeesuse vaim ei lasknud neid ja teises kohas ütleb siis Paulus näeb nägemuse. Ja nüüd hea on siia kõrvale vaadata ühte kirja kohta, mis ma eelmisel korral ka rääkisin, mis on sellele hea lahti seletus. 2. Korintlastele 2.12. Sa võid sinna eelmisesse järje vahele jätta, kui sa kasutad paberpiiblit. Kui ei kasuta, siis sõidad lihtsalt pärast tagasi sinna. Aga 2. Korintlastele 2.12. Ta ütleb, aga kui ma tulin Troasse kuulutama Kristuse evangeeliumi ja mulle oli uks avatud issandas, ei leidnud ma siiski mitte rahu oma vaimus, sest ma ei kohanud oma venda Tiitust, ma jätsin nad siis Jumalaga ja läksin Makedooniasse. Nüüd me teame, kes selle kirja on kirjutanud. Paulus. Nüüd ta räägib siin mina vormis. Kas pole nii? Ja mida ta ütleb siin? Ütleb, et mina ei leidnud siiski rahu oma vaimus. Kuidas see grupp oli juhitud? Selle kaudu, mis oli Pauluse südames. Mõni ütleb, et aga Jumal juhib ju meid kõiki sisemise tunnistuse läbi ja selle kaudu, mis on meie vaimus. Nüüd, kui me räägime konkreetse, ütleme kas või koguduse või siis selle, nimetame seda siis missioonigrupiks või missioonigrupi juhiks teda, siis Jumal ei pea sulle eraldi andma veel samasugust juhtimist ja tunnistust, kui ta on selle juba juhile andnud. Meil on üks otsekohesem näide vanas lepingus. Jumal oli pannud Moosese seda rahvast juhtima. Ja me näeme mingis situatsioonis Aaron ja Mirjam ei olnud rahul Moosese valikutega, mis puudutas siis talle, kui ta oli endale naise võtnud. Ja ta olid selle peale paasid ja hakkasid oma suud pruukima. Ja siis üks asi, mis nad välja viskasid, oli see, et kas Jumal ei kõnele ainult tema kaudu. Ja me näeme, seal on see koht, kus Jumal lausa mõistab kohut. Miks pärast? Sest nad tahtsid võtta rolli ja positsiooni, et nii-öelda nüüd nemad võiks ka nagu oleks otsuseid vastu võtta, asju suunata, mis iganes. Aga Jumal ei olnud seda neile andnud. Nüüd see ei olnud see, et nad olid väheväärtuslikud või kõlbmatud, nendel oli teine roll lihtsalt. Selles nii-öelda tolleaegses, ütleme, nimetame seda ka koguduseks, sest et vana lepingus ka Iisraeli rahvas oli koguduse võrdpilt mõnes mõttes. Aga nad astusid sellest üle ja tahtsid võtta ka juhi rolli ja positsiooni ja nii-öelda siis nagu õõnestada tegelikult Moosese kui juhi rolli. Nüüd, miks see on tõsine asi? Me näeme seal juhtus selles loos väga tõsine värk. Jumal nii-öelda mõistis kohut Mirjam üle ja ta lausa pidajatõbine, sellepärast, et hakkas suud pruukima, mitte tunnustades Jumala poolt paika pandud juhti. Nüüd ma ei taha sellega tekitada ühte mõttelaadi, et nagu öeldakse, me peame justkui kummardama neid juhte ja kõigele alla kirjutama, mis nad ütlevad. See on alati ka vastutus see, et juht, kui ta on tegemas otsuseid, kui ta on andmas suuna asjadele, need peavad olema kooskõlas Jumala sõnaga. Sellel on alati ka mingi kontrollimehhanism. Ka meie koguduses, kui ma pean enda peale ikkagi näite tooma, siis ka meie üle on vaimulikult inimesed, pastorid Kennet ja Tõni Kaasik, ja ka nendel on voli ka meie ellu sekkuda ja kui on vaja, oleks vaja ka korrigeerida lausa. Ja kui sul peaks olema väga tõsine probleem meie nii-öelda otsuste või valikutega, üks mehhanism on see, et pöörduda koguduse juhatuse poole. Meil on koguduse juhatusel on ka tegelikult õigus ka asjadesse nii-öelda sekkuda või selles mõttes ka oma sõna öelda või siis ka nende poole otseselt pöörduda. Ja, amen. See ei tähenda seda, et meil oleks lihtsalt siuke ainuõigus lihtsalt otsuseid teha ja määrata ja keelata asju. See võib olema paika pandud ja struktuurid peavad korrektselt funktsioneerima. Okei, see on ka hea siia vahele välja tuua. Aga nüüd läheme edasi. Me näeme siis, Paulus juhtis seda meeskonda
ja Jumal andis juhtimise talle. Ehk siis temal oli tunnistus, me peaksime seda tegema või siis selles situatsioonis, mingis situatsioonis me ei peaks seda tegema. Me peaksime sinna minema ja sinna me ei peaks minema. Nüüd mine tagasi veel korra Apostlitegude 16. peatükki. Nüüd Paulus näeb selle nägemuse. Kujuta ette, Paulus saab juhtimise selle missioonigrupi jaoks. On ju nii? Apostlite 16 ja ma loen sulle 10. salmist. Nüüd Paulus näeb selle nägemuse ja tegelikult ilmselt jagas neile seda ka, mis Jumal andis ja ütleb, kui ta seda nägemust oli näinud, siis me püüdsime kohe välja minna Makedooniasse ja me olime julged selles, et issand meid on kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Nüüd, kus sai see ülejäänud grupi liikmed teadmise, et nad peaksid seda tegema? Kas nad ütlevad, ja siis me palvetasime, katsusime oma südames läbi, kas meil ikka on rahu, et me peaksime sinna Makedooniasse minema. Ja üks ütles, et kuule, mul vist on rahu ja teine ütles, et mul ei ole rahu ja siis nad otsustasid ja tegid hääletamise ja siis ütlesid, et kuule, vist äkki ikkagi peaks minema. Ei, kui Paulus, kes oli juhi rollis, ütles, me peame sinna minema, nad ütlesid, et ma teame, Jumal on meid kutsunud. Nad võtavad sellest juhi poolt antud visioonist väga julgelt ja konkreetselt kinni ja ütlevad, et see on nüüd meie visioon ja see on see, mis Jumal on juhtimas meid tegema. Amen. See ei tähenda, et sa pead pimesi juhi poolt antud juhistele alistuma, aga kui nad on kooskõlas Jumala sõna printsiipidega, siis, ja saad aru, selles mõttes, ma usun, sul on ka Jumala vaim, siis on väga oluline, et me haarame nendest asjadest kinni, ütleme, ka Jumal on mind läkitanud seda tegema. Ja kui Jumal on andnud kohalikule kogudusele mingi visiooni, see või erinevad alad ja nende asjadega tegeleda, siis Jumal on ka selle sulle andnud. Sinu näiteks ei ole vaja eraldi võtta aega, et paluda, Jumal, kas tervenduskooli asi on ikka oluline asi ja kas mina peaksin ka nii-öelda selles usus kaasas sellega olema või südamega kaasas selle asjaga olema ja pastor räägib sellest, et me peaks ikka neid asju tegema ja mis iganes. See on juba kõlanud ja sul tuleb sellest lihtsalt kinni haarata ja sa ei pea selle pärast enam palvetama. Ta ei pea enam isegi otsima. Sest et nemad olid ka sellele aru saanud, kui see sõna oli antud, visioon oli antud, see on minu visioon ja ma haaran sellest kinni. Amen. Nüüd see on viis, kuidas Jumal tegutseb ka Uues Testamendis. Ja sul on alati kontrollimehhanism, sa pead järgima seda, et see asja on kooskõlas Jumala sõnaga. Amen. Kui ma kuulutaksin välja, et järgmine pühapäev on kohtumine ufodega, siis ära tule kohale. Amen. Ära tule kohale, siis kindlasti sa pead ise ka asju läbi kontrollima, see ei ole kooskõlas Jumalaga, igaks juhuks, ma ütlen. Vaata, inimesi on igasuguse taustaga. Kui keegi räägib ufodest, siis tegemist on kurjade vaimudega. Ükskõik, mis variantides neid vahest ilmnevad või need kogemused võivad need inimestel olla. Ja inimesed, kes nende asjadega mängivad vaimse maailmaga. Amen. Ja siin ei ole vaja pikalt seda seletada selles mõttes, kui ma selle siia viskasin vahele. Aga sellepärast me ei topi oma nina sellesse asjasse ja ei tegele selliste asjadega. Amen. Kiitus Jumalale. Meil on püha vaim ja meil ei ole vaja ufodega kohtuda. Okei. Aga lähme tagasi nüüd siia. Et kogu see teema üks iva, kus ma tahtsin tegelikult täna just jõuda ja ma usun, me jõuame sinna ka mingil kombel, on see, et kui sa märkad, nüüd need samad kirjakohad, mille ma täna juba välja tõin mitmed, me näeme, kuidas see tolleaegne kogudus, siis võib öelda niimoodi, just pidevalt on juttu sellest, püha vaim ütles, püha vaim tegi, püha vaim, võiks öelda siis, ütles, meil oli tunnistus südames, meil ei olnud rahu südames, me näeme, kuidas kogu aeg nad on selle meelsusega, mida püha vaim on sellest asjast arvamas. Nad ei tee asju lihtsalt, nagu öeldakse, lihtsalt teeme midagi ja korraldame, organiseerime, vaid nad katsuvad kogu aeg oma südames, mis on Jumala vaim ütlemas selle kohta. Ja see on üks väga oluline asi, et tegelikult see on vahest isegi viga, mida kristlikes ringkondades tehakse, on see, et planeeritakse ja mõeldakse, et see oleks väga tore üritus ja see oleks väga hea üritus ja seal selles koguduses tehti ka sükest üritust ja seal ma nägin ka sükest eeskuju ja käisin välismaal ja selles koguduses tehti seda ja teist ja kolmandat ja nüüd me teeme meie ka seda sama asja. See ei tohiks see olla, kust hakkavad asjad peale, mida me teeme. Ja inimesed, kes seal või ühes või teises koguduses midagi teevad, see on nende vastutus saada see Jumala käest. Ja ma usun, et see on õige asi, mis nad teevad. Aga nüüd see, kas sina seda tegema pead,
see on midagi sellist, mida me peame teadma selle konkreetse koguduse kontekstis. Amen. Ja lisaks sellele, mida nii-öelda koguduse juht on rääkimas sellest, mis on see koguduse visioon. Ma olen ikka aeg-ajalt, mitte nüüd nokkida selle üle, aga kunagi ikka oli see teema ja on aeg-ajalt iga mõne inimesel teema, miks meil ei ole Iisraeli tööd. Ainus põhjus on selles, Jumal ei ole mulle seda öelnud, me peame seda tegema. Nüüd, kas see, mis see või teine kolmas kogudus teeb, kui ta teeb Iisraeli tööd, kas see on vale, ei ole minu ülesanne seda hinnata. Amen. Nemad peavad teadma ja kui nemad on Jumal neile südamesse andnud, siis nad peavad seda tegema. Amen. Aga miks meil ei ole seda tööharu või seda asja? Jällegi küsimus, kas Jumal on meile selle andnud? Sest vahest võib olla mõni asi, mis võib tulla mingi aja pärast ja tuleb hiljem. Aga see, et ütleme, kuskil üks kogudus või teine kogudus on midagi tegemas, ei tule nii-öelda märguandeks meile, me peame kaasa tegema. Ja vahest mõni inimene isegi saab nii-öelda nagu pahaseks, et miks meil seda ei ole ja mina tahan ka seda ja ma käisin seal koguduses ja selles oli see, teda tehti ja sellest räägiti ja miks meil seda ei räägita ja sellepärast, et Jumal ei ole meile seda öelnud. Ja piiblis on väga palju erinevaid teemasid, alasid, millest peaks koguduses rääkima kindlasti. Ja Jumal on tegelemas ühes koguduses võib-olla ühe alaga ja see on see koht, kus täna ollakse seal selles kohas. Aga teises koguduses ta võib tegeleda teise alaga. Miks pärast? Jumal oskab asju orkestreerida väga hästi. Amen. Ja üks tarkus on ka ära võrdle kogudusi oma vahel. Ja lisaks sellele ära anna ka teistele kogudustele hinnanguid. See, mis nad seal teevad, see on nii jama või see on vale või sulle see ei meeldi. Sulle ei ole antud meelevalda selleks. Amen. Kui sul on vajadus või ütleme, see on oluline kuidagi sinu jaoks või sa võid paluda, et Jumal täidaks neid oma tahtmise tunnetusega, Jumal võiks teha oma tööd nende seas, nad võiksid kasvada Jumala tundmises. Amen. Aga ära hakka hinnanguid andma. See on jama ja see mis iganes. Nüüd, mina kui pastor vean vahete vahel, mitte nii hinnangute andmisega tegema, kui on mingi situatsioon, ütleme, kui keegi on inimesed kas mõtlevad, kas ma peaksin näiteks sellele konverentsile minema või seda ütlustajat kuulama minema või kas see on raamat, mida ma peaksin uurima, siis mul on vaja kindlaks teha, nagu öeldakse, kas see asi on korrektne või ei ole see korrektne. Ja ma pean mingis mõttes hindama seda, nagu öeldakse Jumala sõna valguses, kas see on hea ja vajalik ja kasulik. Ja siis võib-olla sellele inimesele ma ütlen, et kuule, see võib-olla kas see on hea ja kas see on vajalik või see võib-olla ei ole hea ja see ei ole võib-olla vajalik ja see võib-olla see ei ole korrektne või see ei ole kooskõlas Jumala sõnaga ja mis iganes. Ja see, küsid, kas niimoodi on hea teha, vaimulikud juhid peavad seda tegema, me oleme Paulust ka vahest tegemas seda. Ja ta isegi hoiatab vahest mõnedales situatsioonis isegi valeõpetajate eest, ka valeõpetuste ja asjade eest ja me peame aru saama, see on reaalsus. Ja üks tarkus, kui me räägime üldse, keda kuulata või kust kohast, mis raamatuid lugeda, nagu öeldakse, ära ahmi lihtsalt sisse kõik, mis ette satub. See ei ole turvaline. Me oleme täna väga keerulises maailmas, selles mõttes ka Jeesus hoiatab seoses lõpuaegadega. Pettus saab olema üks väga tõsiseid probleeme, mis saab lõpuaegadega kaasas käima. Nüüd, kus see pettus tuleb? Enamasti kristlastele see ei tule, nagu öeldakse, lihtsalt kuskilt välismaailmast. Või maailma kirjandusest või televisioonist või kes teab, kus kohas. See enamasti ei tule sealt. Kus see tuleb? See võib tulla just sellest samast kristlikust keskkonnast. Raamatust või mingist materjalist või jutlusest, milles on vale õpetus või vildakad asjad sees. Amen. Nüüd, selleks, et ära tunda valeõpetust, on kaks väga lihtsat üldprintsiipi. Üks on see, et kas see on kooskõlas Jumala sõnaga. Nüüd see on üks asi, mis sa peaksid endale sisse harjutama. Kui sa kuulad Jumala sõna õpetust ja ka isegi siin koguduses kuulad, sa peaksid alati küsima enda jaoks küsimusi, kus sellest piiblis räägitakse. See ei ole üldse vale küsida. Ja sa ei pea seda minu käest ise küsima, sa pead vahest ise piiblist otsima. Kus on piiblis sellest teemast juttu? Mul oleks vaja mitmeid kirjakohti, mis seda kinnitavad, seda väidet. Ja see on hea, et kui sa sedasi mõtled. Et sa lihtsalt ei neela alla. Või pastor ütles seda. Okei, aga nüüd kus see piiblis on kirjas? Otsi välja. Ja kui sa ei suuda seda üles leida, siis sa ei pea seda pimesi lihtsalt alla neelama ja selle järgi oma elu sättima hakkama. Amen. Nii et see on oluline, et me mõtleme niimoodi tegelikult. Ja teine viis, kuidas sa katsud ka, ütleme, õpetust läbi, on ka sisemine tunnistus just.
See on seesama, et sa mingil hetkel sa lihtsalt tunned oma südames, midagi ei klapi selle asja juures. Ja ma rääkisin selle sama teemaga seoses vist kõige esimesel koosolekul sellest ka, kuidas ise ma täiesti noore kristlasena, beebikristlasena olin ühes grupis, nii-öelda, kus ma sain päästetud, kus siis oli üks vale profeteering, mis põhimõtteliselt ütles seda, et tolleaegses Nõukogude Liit oli tolle isegi, siit peab kiiresti põgenema ja välja minema, sest varsti Nõukogude Liit tungib Iisraeli kallale, siis tuleb needus Eestimaa peale. Ja selline päris pikk story oli selle ümber, profeteering oli tulnud neile ja see ei olnud mitte ainult ühe korra, vaid see oli lausa terve selle koguduse grupi kaasa haaranud ja nad olid selle põhjal tegutsemas lausa. Et see oli väga üks tõsine nii-öelda vale profeteering tegelikult, mis oli kapitaalselt seda mõjutamas, seda tööd. Ja sisuliselt peaaegu kogu kogudus oli plaanimas välja emigreeruda nii-öelda tolleaegsest Nõukogude Liidust. Ja nad tegelesid sellega, nad olid juba sellega mingi osa isegi tol hetkel hakkama saanud. Ja mäletan, kui mulle seda räägiti, kui ette ma olin sama õhtu saanud päästetud. Patuse palve palusin ja sain päästetud. Kui olin niisuguses palvegrupis koos, kus palvetati võõrastes keeltes koos, mina istusin ka seal põrandal nendega koos, kui see oli korter, kus ei olnud ühtegi tooli ega asja. Ja kui see asi lõppes, siis nad küsisid mu käest, et kas sa tahad ka päästetud saada. Kujuta ette, nad tasevad mul terve koosolek olla palvetad seal võõrastes keeltes, siis nad rääkisid ka veel, mis nagu neil südamesse tuli ja keegi vist rääkis ka mingist nägemusest, mis ta nägi ja mida iganes. Ja siis küsivad lõpetuseks, et kuule, kas sa tahad päästetud ka saada? No, ütlesin, et muidugi tahan. Ja sain päästetud seal ja siis ma sain vist pühavaimuga ristitud ka üsna kohe ka seal samas. Aga nüüd, saad aru, nüüd Jumal võib teha oma tööd, nagu öeldakse, väga erinevatel viisidel. Seepärast meie üldreegel on see, et meie palvekoosolekud ei ole avalikud või avatud kõigile, aga erand on, kui see on väga tugevalt sulle südames kellegi suhtes, et ta võiks tulla siia. Mul ei ole probleemi sellega. Amen. Aga üldreeglina meie palvekoosolekud ei ole nagu kõigile, kes iganes tahavad tulla külla. Aga see on võib-olla, kui ma viskan, ma pean selle lahti seletama, kõik ei pruugi teada. Miks? Me näeme ka posttegudes ka, kui nad tulid palvetama kokku, siis ütleb, nad tulid omade juurde. Ja palvekoosolek ei ole üldreeglina tegelikult ka piibli kontekstis kõige parem teha avaliku koosolekuna. No on kindlasti mõned koosolekud, mis on sellised nagu eri koguduste vahelised palvekoosolekud, see on täitsa omas kohas, okei. Aga üldreeglina see on töökoosolek. Ja sageli on see, kuna meil on vaja inimesed saada üksmeelde, meil on vaja saada, et nad on ühtemoodi mõtlemas ühe südamega, ühe konkreetse asja suunas, siis on hea, kui ta ei ole nagu see, kes teab kus kohast ja kes teab teisest kohast ja ta isegi ei mõista võib-olla teatud asju, ta võib-olla ei teagi, me peaks hakkama hoopis lahti seletama, miks keeltes palve kasulik on ja me peaksime talle selgitama, miks peaks üldse paluma ja meil ei ole aega sellega kõige tegeleda, meil on vaja minna asja juurde. Ja sellepärast ei ole see võib-olla hea idee teha selliseid üldisi koguduse palvekoosolekud avalikuna kõigile. Okei. Et see ei ole salajane koosolek meil, aga siiski ta on suunatud koguduse liikmetele. Läheme tagasi, ma jäin siia pooleli, siia kuskile kohta. Niisiis, me rääkisime Paulusest, kus Püha Vaim juhtis teda ja nii-öelda seesama juhtimine, ta andis selle edasi siis sellele sama missioonigrupile ja see oli tegelikult Jumala juhtimine neile kõigile. Amen. Aga nüüd me näeme seda siis, et tolleaegne kogudus oli väga Püha Vaimu meelne. Näiteks lähme Apostelude 15:28. Üks hea näide. Nüüd siin on üks vaimulike juhtide grupp on mingis mõttes koos ja nende ette toodi erinevad nagu sellised küsimused või probleemid, mis kerkisid selles koguduses ette, mis me peaksime selles situatsioonis tegema, mis me selle olukorra peaksime tegema ja need asjad toodi nende ette ja siis, kui nad tegid selle otsuse, siis nad kirjutavad selle otsuse kohta, kas pole huvitav võtta, kuidas nad kirjutavad. Sest Püha Vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna enam ühtki koormat, kui aga need väga tarvilised määrused. Kas pole huvitav, kuidas nad ütlevad selle kohta? Nüüd sama vaimulikud juhid said kokku, neil on vaja teha üks otsus, mismoodi selles koguduses peaks siis selles situatsioonis käituma. Ja vastus on see, et Püha Vaim ja meie oleme arvanud heaks. Kas pole huvitav? Püha Vaim ja meie oleme arvanud heaks.
Kas nad räägivad sellest, et me teame täpselt, see asi on täpselt nii. Ei, nad tunnevad oma südames. Amen. Et see oleks hea viis, kuidas tegutseda. Amen. Nüüd, see on ka üks tarkus, et tegelikult, kui me räägime pühavaimu juhtimisest ja ütleme üldse asjadest, mis Jumal on ka välja rääkimas, siis me ei oleks nendega nagu jäigalt, nagu öeldakse, absoluudis veendunud. Näiteks, kui ütleme, prohvetlik sõna saab välja räägitud, siis ei ole see halb küsida inimese käest ka, kas see kinnitub sinu südames. Kas need asjad on need, mis nagu haagivad. Ja vahetevahel võib olla ka midagi sellist, kus see sõnum, mis sulle räägitakse ja selles võib olla mingi arvestatav osa, see on väga korrektne ja väga õige ja väga hea ja vajalik asi. Aga mingi element on midagi sellist, mis ei ole päris okei ja see tuleb lihtsalt kõrvale jätta. Ma võin ühe näite tuua ja ma ei ütle selle jutlustaja nime, see jookseb üsna arvestatav aja tagasi. Kas ma suudan välja mõelda isegi umbes, kuhu see jookseb. Kuskil 2000-ndate keskpaika. Me olime ühel koosolekul, isegi Eestist väljast tol ajal, ja sealne jutlustaja kutsus mind välja ja nagu, tal oli mulle prohvetlik sõna ja ta teadis ka, et ma olen Eestist ja tegutsemas. Siis ja ta profeteeris ja rääkis sellest, et järgmise 7 kuu jooksul sa hakkad käima erinevates Eesti piirkondades ringi ja kuulutama seal Jumala sõna ja Jumal käivitab seal erinevad asjad ja paneb asjad nii-öelda liikuma. Ja hakka tegutsema ja ole valmis selle jaoks. Ja mäletan, kui ma tookord seda kuulsin, siis mul oli nagu selline väikene nagu küsimärk, sest mul ei olnud sellist asja südames olnud mingi 7 kuu jooksul ja mis iganes ja nagu ja tol hetkel ma jätsin selle asja nagu sinna selles mõttes nii-öelda nagu öeldakse riiulile ja hiljem ma olen näinud seda, kuidas Jumal on teinud selle asja ära, aga see ei olnud mitte 7 kuud ja see sama element oligi see, mis oli ebakorrektne. Aga see, et saab kulutud ja ma olen saanud tervenduskooli, tuleb linna nende samade asjadega minna väga paljudesse kogudusse või isegi linnadesse Eestis või piirkondadesse, kuidas iganes öelda ja saanud just tervenemisest kuulutada ja teinud seda asja. Ja et see tegelikult see sõnum, kui selline oli oma olemuselt õige. Amen. Aga selle ajastus ei olnud korrektne. Nii et see on üks asi ka, et see on tarkus vahetevahel järgida ka seda, mis on sinu südames. Et see asi, mis sul on välja räägitud, seal võis olla mingi element, mis võis olla väga õige ja õiges kohas ja see haagib sulle. Aga mingi element siis tuleb lihtsalt ära unustada. Nüüd see nõuabki sinu poolt vaimulikku küpsust, see, et sa tead, mis on su südames. Amen. Aga me näeme siin siis, ta ütleb, et püha vaim ja meie oleme arvanud heaks. Niisiis ta ei ütle seda, kui see on nagu öeldakse mingisugune lõplik, jäigalt karmilt paika pandud asi, vaid nad on, ja ta ütleb, ta toob huvitav element just, et see otsus, mis me tegime, me ei teinud seda üksinda. Püha vaim oli meiega sellega asjaga kaasas. Nüüd see on üks väga oluline asi, et me seda ka enda elus tapaksime ära seda. Kui me teeme otsuseid, et me võiksime öelda ka sarnaselt, et püha vaim ja mina, me koos tunneme ära, et see on see asi, mis me peaksime tegema. Püha vaim ja meie oleme arvanud heaks. Me tunneme ära. See on väga huvitav väljend ja selle, ma ei ole praegu värskelt otsinud erinevaid tõlkeid välja, aga ma usun, et sealt tuleb just ka sarnased ideid ja mõtteid välja. Ja just, et see peaks olema üks selline mentaliteet just, et me pöörame oma vaimulikud silmad ja oma tähelepanu sellele, mida püha vaim on ütlemas selles asjas. Amen. Ja vahetevahel isegi, kui sa oled mingisugused praktilisi asju tegemas, see ei ole üldse paha, nagu öeldakse, jääda vaikseks ja kuulata, mis püha vaim on ütlemas. Kas sa saaksid seda asja tegema? Kas sa peaksid seda praegu tegema? Sest vahetevahel on küsimus ka ajastuses. Kui ma selle näite just tõin ka, sõnum oli õige oma olemuselt, aga ajastus ei olnud korrektne. Ja vahetevahel sul on endal vaja ära tabada just, sul on mingi asi südames ja selleks ei ole veel aeg. See asi, mis sul on südames, on õige. Sihik on ka õige, aga selleks ei ole veel aeg. Ja vahetevahel see aeg, minu puhul, kui ma selle näite tõin välja, see tuli väga arvestatavalt hiljem. See oli isegi, see jookseb juba üle 10 aasta juba tagasi tegelikult ja rohkemgi veel tegelikult. Ja siis see hakkas nii-öelda teoks saama. Ja see ongi seesama asi, mõningad asjad, mis sinu südames võivad olla väga tugevalt täna ja sa tunned, et seda oleks vaja teha ja toda oleks vaja teha. See ei pruugi üldse olla homme päev. Amen. Selle eest ei ole vale paluda, aga see ei pruugi üldse homme päev olla. Amen. Ma olen rääkinud ka nendest
mis staadion see nüüd on nüüd? Kalevi staadion, jah. 90, mis aasta see võis olla? Pakuks, et kuskil 95, jah, võib-olla natuke varem või võib-olla isegi 94. Orienteeruv see, ma arvan, et see viis oli 5 siiski. Selle aastal ma ise olin juba Tomata piiblikooli lõpetanud ja ma olin juba ka koguduses pastor siin ja ma elasin, mis selle tänava nimi võis olla, ma ei mäleta. Mingi Heina või mingi sarnane võis olla. Üks väike tänav, mis on mingil määral selle Kalevi staadioni, mitte ei ole päris lähikonnas, aga mingil määral lähedal. Ja mul meeldis seal piirkonnas natuke ringi käia, seal on sellised pargialad selle Kalevi staadioni lähikonnas ja seal on vist üks mingisugune surnuaed ja isegi sinna kuskil ühte kohta. Ja mul meeldis seal piirkonnas ringi käia ja ma olin õhtupoolikul või mis iganes see oli, ma arvan, see oli õhtupoolik, jalutamas just Kalevi staadion kõndisi sinna üleval see, nimetame seda siis kõige kõrgemad nagu ääred või rõdud või kuidas imed. Ja kõndisin mööda seda rõdu äärt ja kui ma olen palvetanud, siis äkitselt Jumal, see ei olnud nagu öeldakse sükene, ma ei ole näinud sükseid nägemusi, kus nagu öeldakse kogu ümritsev keskkond on kadunud ja ma näen ainult mingisugust pilti ja ma olen kuskil teises kohas. Vahest Jumal võib selliselt ka näidata asju, aga see oli üks väga tugev, ma nimetan seda mininägemuseks, aga väga selge, konkreetne pilt väga mingist asjast. Ja ma nägin ühte koosolekut, mis saib seal sama staadionil toimuma. Ja ma teadsin, et minul on väga oluline osa selles koosolekud, et saavad olema tervenduskoosolekud ja just imed ja tervenemised asjad hakkavad seal toimuma. Sama staadionil ja just ka arvestatava rahva hulgaga, mitte niimoodi 20 inimese või taolist. Ikkagi arvestada, et seda staadionit vaja, kui sellist oleks ka isegi. Ja Jumal andis mulle ühe pilgu tulevikku. Kujuta ette, see on 95 aasta, täna meil on 2026. Sellest on nii-öelda päris parasjagu juba möödas, mis see tuleb nüüd üle 30 aasta juba või? On, ei ole veel päris nii palju, okei. Ja, aga see on siis, jah, mis iganes, üle 20 natukene. 35 või? Ma ei arvuta valesti. Õigus küll, jah, 31 juba, üle 30 ikkagi, jah. Okei. Ja Jumal andis ühe pilgu mulle tulevikku. Nüüd, selle hetkel, kui sa seda pilti näed, siis on selline tunne, et nagu, ma kuulsin, just kui sa oleksid nagu selle asja sees, on selline tunne, et nagu, kas tõesti, selline asi, kas see on kindlasti homme ja see ei ole tänasel päeval veel toimunud. Ja ma arvan, et see nüüd ka homme, ülehomme veel ei toimu, aga see kindlasti saab toimuma. Nüüd see on, nüüd miks Jumal seda asju näitab, ja saame aru, see ei ole mingi ainus või ütleme eesmärk, kuhu me oleme liikumas, see lihtsalt on üks element paljudest. Ja Jumal saab selliseid asju kindlasti mitmeidki tegema ka meie kaudu sinu enda elus. Jumal võib anda sulle selle pildi tulevikust, et sa võid sellest kinni haarata. Amen. Hoida seda oma silma ees ja Jumal viib sind ühel päeval sellesse hetke. Ja hiljem ma olen mitmelt kordi, Jumal on just kasutanud mind sellisel viisil, kus ma olen näinud just selliseid mini-nägemusi mingisugustest väikestest elementidest. Vahest on seotud kas isikliku eluga olnud, vahest on seotud kogudusega erinevate asjadega. Ja Jumal niimoodi on vahest näidanud, miks pärast, et seda meele tuletada ja üles õhutada, et me hoiaks kinni nendest asjadest. Amen. Ja Jumal tahab sulle ka asju anda, vahest ta tuletab lihtsalt, annab sulle ühe sõna südamesse või mingisuguse teadmise konkreetselt. See on see, mis Jumal tahab teha ja seal on vaja seda üles õhutada, kinnitada, et Jumala plaan on see. Amen. Nii, kiitus Jumalale. Siis me näeme, meie ja püha vaim oleme arvanud heaks. Püha vaim ja meie tähendab, tegelikult järjekord on ka oluline, sest püha vaim ja meie, me näeme, kuidas püha vaim oli eespool. Nüüd, aga vaata, mis ta edasi ütleb. 29 salm. On hea lugeda ka, mis on kirjutatud. Hoiduda ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu ja porduelu eest. Kui te nendest hoidute, teete hästi, jääge Jumalaga. Nüüd on päris omapärane nimekiri. Me ei kohta seda sama nimekirja väga palju enam piiblis, rohkem sellisel kujul mitte. Me näeme võib-olla erinevaid viiteid sellele teemadele või asjadele küll hiljem, aga sellises reas me ei näe seda kunagi. Nüüd osalt on see muidugi võimalik ajaloolisest taustast uurida, aga osalt see on ka see, kui sa natukenegi analüüsid seda, sa võid ka ära tabada selle ja Jumala vaim sulle selle selguse tuua. See ei ole ilma põhjuseta need asjad siin järjest reas, just need samad asjad, mis siin reas on.
Nüüd selles piirkonnas ja me näeme eespool just oligi see probleem, oli sama ebajumala teenistusega probleem selles linnas ja ka kristlased olid sageli selle sisse veel tõmmatud. Nad olid saanud küll päästetud, tulnud välja sellest kõigest, aga siiski mõned olid nagu öeldakse selle asjaga kuidagi nagu veel mingil kombel seotud. Ja ta ütleb sama selgelt, et nad peaksid hoidma eemale, nad ohverdasid siis ebajumalatele siis erinevaid loomi, et nad ei peaks sellest lihast sööma. Nüüd me näeme, meil on mõned teised kirjakohad, mis piiblis ütlevad seda, et nagu öeldakse, inimesed ei pea sellest numbrit tegema. Aga siin me näeme selles situatsioonist, antakse neile soovitus seda mitte süüa. Amen. Nüüd järgmine asi on veri. Nüüd mõni ütleb, seda ma olen ammu mõelnud, kus see kirjakoht on, kus on öeldud, verivorsti ei tohiks süüa. Muuseas, sellist kirjakohta ei ole piiblis. Siin on pandud see sellega kupatusega kokku. Ja see oli ebajumala teenistus, mis tol ajal oli levinud sealses piirkonnas, kus nad siis ohverdasid neid loomi. Nad väga räigena kõlab, jõid verd, siis need lämbunud olid siis ka samamoodi need loomad, kes olid siis ka lämmatud või mis iganes ja nad vist sõid ka selle liha. Ja siis nendel oli ka siis seksuaalsuhted seal samas selles templis. Ja see kogu kupatus oli üks nii-öelda komplekt mingis mõttes koos. Ja nad ütleb väga selgelt, et nad peaksid sellest, nagu öeldakse, eemale hoidma. Nüüd, see ongi see sama asi, on mõningad asjad, mis nagu öeldakse, üldises plaanis ei pruugi alati nagu hirmsad või halvad olla, aga kui nad on teatud komplektis ja teatud viisil, siis meil on parem sellest eemale hoida. Amen. On näiteks teatud imidžid, teatud mallid, teatud riietumisviisid, mis on teatud sõnumiga. Kui ma selle teema ja vahele viskan, siis mitte ainult sellega ütleme, et võib-olla näiteks naisterahvastel on mingisugused riietused, mis on väga paljastavad, aga on teatud stiil ja teatud asjad, millel on mingisugune sõnum kaasas. Oled sa näinud vahest inimesi, kes tegelevad kultuste või posimise või mingi sarnast tüüpi asjadega? Kas on märganud seda, et nende riietus sageli näitab ka seda? Neil on mingisugused imelikud riided seljas, on kuidagi mingisugused nagu imelikud, boheemlaslikud, kaltsakad, mis iganes. Sageli see saab väljendunud just ka välistes asjades, mis on nende sees toimumas. Ja miks ma ei naisterahvasriidi nagu nii hakka selga panema, aga isegi ka hoiaks just sellist tüüpi välimusest eemale, on see sama, et see annab sõnumi. Amen. See annab sõnumi, see negatiivse sõnumi, ma ei paneks teatud tüüpi riided selga. Amen. On mõningad riided, ma ei tea, tänapäeval võib-olla need asjad on nii sassi hakanud minema, aga mis 80. lõpus olid seljas just prostituutidel, kes olid seal nii-öelda Viru hotelli ees. Ma toon ühe riide eseme, võib-olla see mõnele istub varvastele, ma ei ütle sellega, et see nagu öeldakse on asi, mis nagu öeldakse on hirmsalt keelatud, aga ma toon lihtsalt näiteks selle. Nii mõningatel neil tol ajal olid need sellised hästi paksud, nimetatakse neid sallideks, sellised hästi puhvilised, sellised pikad sorakad, sellised omapärased, nagu sellised palli või sarnased asjandused, mis olid üle kaela või istu. Teate, mis ma mõnes räägin? Ta ei ole mitte klassikaline sall, vaid see on selline jäme, selline nagu mingisugune karvane selline imeasjandus. Ja neil olid vahest sellised asjandused seljas. Ja need andsid just sõnumi sellest, et nad on saadaval. Ja tänasel päeval on näiteks mõningad nendest asjadest vahest moes olnud ka inimestel. Ja sellepärast on ka tark, kui sa valid oma riideid. Huuri nende tausta. Amen. Ma ei tea, võib-olla paljudel ei tulnud praegu pilt ette, millest ma räägin, aga ma võin pärast sulle pilti näidata, kui sa ei tea. Aga nüüd see on näiteks, et sa saad aru, et see on tark mõelda selle peale, missuguse sõnumi annab sinu välimus ja sinu riietus. Ja kus see asja nii-öelda pärit on, selles mõttes, mis selle taust on. Et sa ei annaks ühte valet sõnumit inimestele ümberringi. Amen? Okei. Nii me näeme siin siis tegelikult, see oli see kogu kupatus andis ühe vale sõnumi ja neile pidid sellest eemale hoidma. Nüüd sellel ei ole pistmist Eesti nii-öelda traditsiooniga verivorsti suhtes. Nüüd sellega on üldse, mis puudutab toiduaineid kui sellised, siis piiblis on veel väga selgelt öeldud, me ei peaks nagu öeldakse nende ümber korraldama nii-öelda mingisuguseid vaidlusi ja tohib, ei tohi ja keelde ja käske panema. See käi oma südame järgi. Kui sina oled otsustanud, sa ei soovi seda süüa ja võib-olla on sinul isegi mõni kristlasest sõber või tuttav või isegi sugulane, kes on ka otsustanud isegi võib-olla sellest kirjakohast lähtuvalt enda jaoks seda tõlgitseda nii, et ta parem hoidab sellest eemale, selles ei ole midagi probleemi.
Sa ei pea talle pähe hüppama, sa ei pea talle näpuga nagu näitama, kas sa ei saa aru, et miks sa ei söö seda. Kui ta ei soovi süüa, ta ei pea seda sööma. Amen. Ja me, nagu sa juba tead, meie perekonnas on selles suhtes erinev lähenemine, mitte selles mõttes konflikti ei ole, aga lihtsalt see, et Kai ei söö neid ja minule meeldib neid süüa. Nii et, ja me saame ilusti hakkama selles mõttes, kui jõuluperiood on, siis ostame kahte sorti asju lihtsalt, et midagi sellist, mis Kaile meeldib ja midagi sellist, mis mulle ka meeldib. Et selles mõttes siin ei ole probleemi. Amen. Ja kui mõni perekond on teistpidi otsustanud, see on tema valik. Amen. Ja me ei tekita sellest probleemi, me ei hakka sellest konflikti üles ajama kellegiga, et see peab või seda ei tohi süüa, see on hirmus paha ja patune. Mõni ütleb, aga no Vanas Testamendis öeldi, et vere sees on hing ja nüüd üks asi, me peame teadma seda, nagu öeldakse, see ei ole nagu öeldakse probleem, see on ammu, ma arvan, see on ammu sealt ära lennanud, kui ta seal on kuskil sees olnud. Aga nagu öeldakse, see on lihtsalt nii-öelda sellises situatsioonis on see toiduaine. Ja et see on selles mõttes ise otsustad, kas tahad või taha ja see on sinu isiklik valik tegelikult. Nii et me hakka sellest probleemi tekitama. Kui keegi selle lihaturule on pannud, siis ta võib söömiseks kõlvata, kui sulle sobib see. Aga kui sa ei taha, ei pea. Okei. Käisime selle kirja ka üle. See on vahest hea käia, sest ma tean, inimesed on vahest sellega niivõrd puntis, kimpus ja sükse pinge ja stressi all, et nagu tohib või ei tohi ja seda kas peab või ei pea. Jumal ei ole see, kes keelab ja käsib mingid elemente, see ei ole üldse elulised küsimused, et söömised ja joomised ja see ei ole üldse olulised elulised teemad. Amen. Meil on midagi palju olulisemat piiblis. Amen. Ja ma olen veendunud seda, kui ma näiteks satuksin mõne kristlasega kokku, kes selle suhtes on nagu oleks teistpidi arvamusel, ma ei topiks talle seda nina alla ja ma ei tooks seda isegi sellele söömisele lauale, kui temale nagu see ei meeldi või ta ei arva, et see hea idee oleks. Amen. Sest sellest ei ole vaja nagu öeldakse probleemi tekitada, see ei ole üldse oluline. Amen. Okei, lähme tagasi piibli kirjakohtade juurde jälle. Nüüd vaatame edasi veel mõningad sellised näiteid. Apostlite 8.26. Eelmine kord vist kasutasin seda ka, aga loeme selle uuesti siin. Jällegi me näeme siin sedasama püha vaimu meelsust või püha vaimu juhtimist. Aga issanda ingel rääkis Filippusega ja ütles, tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis Jeruusalemmast läheb alla Gaza poole. See on kõrbe tee. Ja ta tõusis ning läks ja vaata, üks Etioopia mees, etiooplaste kuninganna Kandake suur koja ülem, koguda varanduste hooldaja, kes oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama, oli tagasi minemas ning istus oma tõllas ja luges prohveti Isaia raamatut. Ja vaim ütles Filippusele, mine ja astu selle tõlla lähedale, aga kui Filippus jooksis tõlla juurde, kuulis teda lugevat prohveti Isaia raamatut ja küsis, kas sa ka mõistad, mis sa loed. Kas sa märkad, nüüd mingis situatsioonis on lausa ingel temaga kõnelemas ja annab talle juhised, mis ta peaks tegema. Nüüd ta läheb ja tegutseb selle juures ja nüüd me näeme, mida püha vaim ütleb talle. Amen. Nüüd me näeme piiblis erinevaid väljendeid. Me lugesime Rooma kirja 8. peatükist, et püha vaim tunnistab ühes sinu vaimuga. Siin me näeme ja püha vaim ütles. Nüüd püha vaimu kõne või ütlemine, võiks öelda, see on mingis mõttes sükka nagu autoriteetsem või ta ei pruugi olla, ma ei arva see, et päris kuuldav hääl tingimata. Aga see on väga selge, konkreetne sõna, teadmine, nii teaks, nii-öelda, siis mine astu selle tõlla lähedale. Filippusele tuli väga selge, tugevalt tema südamesse sõna lausa, mine astu selle tõlla lähedale. Ja kui ta tuli, kas sa märkad, Filippus tundis ära ka selle, sest et selle kirjelduseks ta ütleb, püha vaim ütles. Amen. Ta ei ütelnud, ma kuulsin mingit häält. Ei, ta ütles, püha vaim ütles. See on ka oluline, et kuidas ma hakkan neid asju paremini ära tabama, on see sama, kui sa käid koos püha vaimuga. Sa tunned ära selle, kui püha vaim on midagi tegemas. Nüüd üks asi on ka, kui me näeme üldse püha vaimu tegemas asju, siis kui isegi mingid elemendid, mis on sul jaoks vahest uued, tulevad esile, siis nad tegelikult ei ole kunagi uued, vaid on see sama püha vaim on tegutsemas võib-olla viisil, mida sina ei ole varem kogenud. Ma toon sulle ühe näite lihtsalt enda nii-öelda kristlikust elust, üsna nii-öelda noore kristlasena. Ma olin saanud päästetud ja olin tolle ajal Oleviste kirikus käimas ja me olime
vist oli Inglismaalt ühe grupiga seal koos ja kuna ma inglise keelt oskasin, siis mind pandi sinna neid tõlkima ja neid aitama. Ja ma olin nendega koos nagu kogu selle aja, kui nad olid Eestis siin tegutsemas, sageli neid aitamas, just tõlkimas ja nendega koos. Ja siis me olime ühes väikses nagu palvegrupis koos, seal samas Oleviste kiriku ühes kambris seal või kuidas nimetavad neid. Ja nendes väiksemas ruumis seal ja palvetasime seal. Ja kui me palvetasime, siis kogu selle palve käigus, seal oli siis võib-olla ka ükest ülistust või ütleme ka ja lihtsalt palvet, mind tabas midagi, millega ma ei olnud mitte varem kordagi kokku puutunud. Minu peale tuli Jumala vaim, mismoodi ma hiljem sellest sain ka aru, ja ma hakkasin naerma. Ja see oli minu jaoks täiesti eriskummaline kogemus ja see ei olnud siuke, sama aru, püha vaim ei võta sinu suud sõna otseses mõttes üle, aga see tuli, nagu öeldakse, täiesti nagu väga spontaanselt ja väga planeerimatult ja ma ei olnud sellega varem kuulnud ja ma ei olnud seda varem ka näinud kordagi. Ja mõtlesin, et mis asi see siuke on. Nüüd tänu Jumalale, et oli vaimulikult küpseid inimesi, seal oli üks naisterahvas, kes oli ka neil nii-öelda vaimulikku tööd tegemas tol ajal ja ma küsisin tema käest, kuna ta oli seal ka selle koosoleku juures vist ka ja pärast seda küsisin, et mis asi see on siukene, et kas ma ei ole kunagi seda kogenud. See kogemus oli minu jaoks uus, aga huvitav oli see, et see kogemus ei olnud minu jaoks võõras. Mis ma selle all mõtlen? See oli tegelikult see sama püha vaim, kes oli minuga koos kogu aeg olnud. Nüüd see on ka asi, kui me puutume kokku Jumala vaimu erinevate isegi väeavaldustega või viisidega, kui ta on tegutsemas, siis see ei ole sulle, nagu öeldakse, võõras. See võib olla sinu jaoks uus kogemus, aga see ei ole võõras. Mis sa selle all mõtled? See on seesama, sa tunned ära, püha vaim on tegutsemas sinu kaues. Püha vaim on sinu kaudu tegutsemas. Amen. Näiteks ma toon mõned asjad siia välja ja ma pean enda peal tooma, mitte sellepärast, et nagu ennast eksponeerida kuidagi või, aga lihtsalt, et ma ei saa kellegi teise näiteid rääkida. Ütleme, see on juba mõne aasta jooksul hakanud rohkem toimuma. Kui me oleme Nancy Dufresne'i teenistusega nagu hästi palju läbi käinud ja kui me olime seal koosolekutel käinud just ka mitmeid kordi, siis pärast ühte koosolekut kui me seal tulime tagasi, siis ma mäletan, kes oli vahetult või mingil koosolekul, Jumala vaim andis mulle väga tugevalt südamesse, et siia ruumi on tulnud üks ingel, konkreetse siis organiga, mis on inimesel korrast ära, see oli minust kas südamega või taolist, ja Jumal tahab selle panna tema südames, selle inimesele uue südame. Nüüd sa küsid, et kus sul siuke ideel see tuli? Nüüd Nancy Dufresne ise on ka sageli, mitte sageli, aga päris mitmeid kordi sarnasel viisil teeninud. Ja seal ka ütleme, pandi meile ka käsi peale ja ma teadsin ka, et Jumal võib sellisel viisil teenida. Meil on piibellikud eeskujud. Piibel ütleb, et inglid on teenijad vaimud, kes võivad abistada meid. Ja me näeme ka, kuidas nad tulid teatud situatsioonis alla ja segasid vett ja Jumala tervendav vägi toimis selle kaudu, kes esimesena sisse sai terveks. Ja me näeme, nad vahendasid tervenemist. Amen. Et me näeme piibellikult sükest eeskuju piiblis, kuigi me ei näe võib-olla täpi pealt nüansini seda sama praktikat, aga me näeme siiski positiivset vilja. Me olen näinud ka või kuulnud mitmeid ka tunnistusi varamatesematest perioodidest, kus ka erinevad Jumala sulased on sellisel viisil teeninud. Nüüd, ja kui see tuli mulle, siis ka see ei olnud jälle, see oli minu jaoks uus oma olemuselt, aga see ei olnud minu jaoks võõras. Amen. Sest püha vaim on selle asja juures. Tema annab selle tunnetuse sõna, selle teadmise, et see ingel on tulnud. See ei olnud isegi nägemuse kaudu, minul sageli on see just olnud tunnetuse sõna, see, et ma tean seda väga selgelt oma südames, see nüüd toimub. Nüüd, see ongi sama, et kui erinevatel viisidel või ütleme vaimuandide kaudu on tegutsemas Jumal, siis see ei ole sinu jaoks uus asi oma olemuselt. Ta võib olla väliselt küll võib-olla uus kogemus, aga see ei ole võõras ja selles mõttes uus, see on püha vaim, kes on sinuga kogu aeg käinud. Amen. Või näiteks ka, kui ma ise näiteks vahest räägin võõrastes keeltes sõnumi või ise tõlgitsen või keegi teine tõlgitseb, siis ka, kus ma tean, et see sõnum on, Jumal tahab, et ma räägiksin. Mul on tunnistus. Mis asi see on jällegi? Püha vaim, see sama püha vaim annab mulle teadmise. Ja ma isegi ei mäleta, millal see esimene kord oli, kui ma sellises annis liikusin. Ma usun, et see suhteliselt võib-olla alguses, kui ma juba pastori istuses tegutsesin. Aga see oli sama ka, et just, et see tuleb sulle esile ja sa tead, see on püha vaim. Ja see on viis, kuidas sa nüüd peaksid tegutsema.
Et see ongi sama asi, et kui me näeme piiblis erinevaid viise, kuidas Jumala vaim liigub ja Jumal tahab erinevate vaimuannide kaudu sinu kaudu ka tegutseda. Ja see asi võib sinu jaoks olla küll uus, aga see kunagi ei ole sulle võõras. Amen. See on seesama püha vaim. Ta juhatab sind, annab sulle nõu või annab mõni vaimuanni, mis on tegutsemas sinu kaudu. Amen. Et me peame selle ära tabama ja sellega selle ära tundma. Ja erinevaid asju võib sinuga juhtuda ja samuti see ka kunagi ei ole võõras. Nagu ma rääkisin siin nendest vaimu ja väe avaldustest. Minuga on aeg-ajalt juhtunud asju ja mitte sellepärast, et ma olen mingil kombel eriline. See on lihtsalt see, et Jumal on sellesse teenistusse pannud teatud asjad ja kavatseb neid ka kasutada teatud selleks, et teenida inimesi. Ja ütleme, see oli, mõtlen, mis aasta see võis olla. See oli kuskil ka 90-te keskpaigas, mõtled segamine. Ei, see oli 2000-te keskpaigas. Me olime Soomes ja pastor Rodney R. Brown oli jutlustamas konverentsil ja ta oli põhikõneleja ja seal erinevad asjad olid juhtumas ja Jumala vaim oli seal mind ka juba tabanud, tema koosolekut, väga sageli inimesed saavad Jumala vaimu poolt puutatud ja vahest kas naeravad või hiskavad, erinevad asjad juhtuvad. Ja Jumal oli mind seal juba tabanud ja see kutsus mind ka ette, nagu ta tol ajal oli väga palju tegista, et ta lasi niinimetatud tunnistust anda inimestele. Sellest, et mis Jumal on teinud sinuga. Ja tavaliselt see lõppes sellega, et seal tunnistust eriti palju ei tulnud. Et see, nagu öeldakse, see inimene üritas rääkima hakata, tema suu jäi kinni ja või ta kukkus väes maha või erinevad asjad juhtusid temaga või mis iganes. Et see tunnistus oli tavaliselt seesama lihtsalt sõnum sellest, et Jumal tahab seda kõigile teha. Ja kutsus mind ka ette ja ma hakkasin ka nagu omast arust hakkasin juba rääkima, aga sealt juttu eriti palju ei tulnud. Ja siis nagu öeldakse ka, Jumala vaim tabas mind, aga ma ei kukkunud mitte vaha, vaid ma jäin soolasambaks rahva ette. Ja alguses mul oli vist mikrofon ka käes, nad selle vist võtsid hiljem ära, aga mu käsi jäi kuidagi niimoodi püsti või niimoodi natuke üles kuidagi. Ja just 45 minutit tema läks jutlusega edasi, ma olin soolasambaks, nagu öeldakse, pandud rahva ette seisma. Mõni mõtleb, et nüüd see kogemus oli minu jaoks uus, aga jällegi see ei olnud minu jaoks võõras, sest see oli sama püha vaim. Ma ei olnud kunagi midagi sellist kogenud ja midagi ei olnud minuga varem sellist juhtunud, aga huvitav oli see, et nagu öeldakse, selliseid asju juhtus ka hiljem veel pärast. Et see ei olnud ainus. Vahel Jumal võib teha erinevaid asju. Mõni küsib, milleks see hea on? Või keegi jääb nagu soolasammas sinna. Me läheme piiblis ka analoogseid asju. Jumal on otsustanud, tema otsustab, mis on hea ja mis ei ole hea. Tänu Jumalale, et ma ei olnud nagu lotinaine. Nagu tema jäigi sinna, nagu öeldakse, selles mõttes see soolasammas oli sõna otsas mõttes. Aga kiitus Jumalale selle eest. Nüüd sageli on see tunnustäht, Jumal tahab näidata oma reaalsust, oma ehtsust ka inimestele, kes on ümber. Ja samas ma olen näinud ka seda, ütleme vaimu ja väeavalduste puhul on toimumas üks väga oluline töö inimeste elus, mida väljapoole ei ole näha. Ja inimesega võib-olla juhtub midagi väliselt, võib-olla ta kukub väes, võib-olla ta naerab, võib-olla tõesti jääb lausa soolasambaks, midagi taolist, vahest võib ta suu olla kinni pandud mingiks perioodiks ja kõige selle juures toimub midagi olulist inimese sees ehk tema südames. Ja see on see oluline asi, mida me peaksime, millele me peaksime oskama tähelepanu pöörata. Vahest inimesed on nagu öeldakse, sellest põnevil ja nagu teatud mõttes vaimustuses sellest, kui püha vaim sellisel kombel on liikumas ja me ei pea muidugi suhtuma sellesse kuidagi nagu, ma ei tea, ükskõikselt või hoolimatult, aga sellegi poolest, kui me tuleme taas pärast selliseid koosolekuid või kogemusi isegi Jumala juurde, me ei peaks tulema nüüd otsima seda kogemust, ma tahan uuesti soolasambaks jääda või ma tahan uuesti, et mu suu kinni jääks või ma tahan uuesti naerda. Ei, sa tuled Jumala ette ja kui on aeg ülistada, sa ülistad Jumalat ja kui Jumala vaimul on plaanis midagi teha, siis ta võib teha. Ja sa ei telli ja sa ei oota, et see sama kogemus peab täpselt samamoodi uuesti juhtuma. Sest inimesed on vahest rutiiniga harjunud ja arvavad, et Jumal on samasugune, aga Jumal ei ole samasugune. Me näeme teda väga mitmetel eri viisidel liikumas ja tegutsemas. Amen. Väga palju on neid erinevaid viise. Ta võib Jumala vaimu läbi inimest puudutada, vahest inimene võib kukkuda, vahest ta võib naerda, vahest võib nutta hoopis, vahest ta võib erinevad asjad võib juhtuda. Vahest ta võib rulluda põrandal maas. Küsime, see veel on. Põhimõtteliselt mul ei ole aega tegeleda, aga piiblis on mingil määral viited või vihjed ka sellisele asjale. Mulle on seda ka juhtunud isegi.
kus nagu öeldakse, püha vaim oli minu üle ja ma rullusin mööda põrandat sõna otseses mõttes maas. See oli ka jälle Rodney Howard Browni koosolekutel. See on, ütleme, teenistus, kelle kaudu sageli sellist tüüpi annid või asjad on toiminud. Nüüd, sa küsid, aga milleks need on head? Jumala vaim on tegemas oma töö ja tema otsustab, mis on hea ja mis on kasulik. Ja kui sellel on positiivne vili, kui inimesed saavad selle läbi vabaks, sageli ka terveks, ütleme, nende rõõm saab taastatud, nad tulevad pärast, sest need inimesed sageli, kes pühas vaimus said selliseid asju kogeda, mis sageli juhtus nendega, nende elus oli rahu, nad olid täis innukust, põnevust, et Jumala sõna kuulutada, teha Jumala tahet, vahest inimeste elus toimusid väga pöördelised otsused, kus nad nii-öelda pöördusid pimedusest nii-öelda Jumala poole, erinevad asjad juhtusid. Ja me näeme, et seal on positiivne vili, alati, kui Jumala vaim on seda teinud. Amen. Ja selles ei ole midagi halba, et me ei peaks suhtuma sellistesse asjadesse kui negatiivsetesse või imelikesse. Vahest inimesed suhtuvad nendesse kui äärmuslikesse käitumistesse. Nüüd, see võib tunduda pildi mõttes äärmuslikeks, aga kui sa vaatad piiblit, siis piiblus see ei olnud äärmuslik, see oli normaalne kristlus. Me peame oma balansid tõmbama õigesse kohta. See oli normaalne kristlus ka Uues Testamendis. Püha vaim langes nende peale, tuul puhus, nad rääkisid võõrastes keeltes. Amen. Tuli oli nähtaval kujul nende peal. Amen. See oli normaalne kristlus. Amen. Erinevad asjad, nad nägid nägemusi pühast vaimust inspireerituna. See oli normaalne kristlus. Jumala vaim langes nende üle, nad käitusid, nagu nad oleksid purjus. See oli normaalne kristlus. See ei olnud ebanormaalne, see ei olnud äärmuslik, see ei olnud mingisugune karismaatiliste hullude käitumine. See oli normaalne kristlus. Amen. Nüüd, miks seda vahest peetakse hulluseks, kuna inimesed on läinud nende asjadega üle parda just selles kohas, kus inimesed hakkavad neid asju järgi tegema. Sellepärast ongi see oluline. Ma olen ka ise selles suhtes väga nagu tahan sirget joont hoida, et me ei hakka neid järgi tegema. Mis tähendab järgi tegema? Inspiratsioon on see, et Jumala vaim on see, kes teeb neid asju. Jah, sina annad oma ennast nii-öelda selle Jumala vaimu töösse ja see Jumal ei pane sinu, ma ei tea, käsi ja jalgu niivõrd liikuma sõna otseses mõttes. See sageli on see, et sina teed selle esimese sammu ja Jumal annab inspiratsiooni juurde nii-öelda, eks ju. Aga see ongi just see, et sa nagu öeldakse, ei pea tulema järgmisel koosolekul ja nüüd, kui eelmine kord oli see niimoodi, ma teen nüüd seda sama ise, kui Jumala vaimu ei ole. Või siis teine probleem, ma olen seda väga palju kohanud ja sellepärast ma kordan seda uuesti üle, on see, et inimesed on kogenud Jumalat mingil kombel. Ja see konkreetne ilming või avaldus on hakanud neile meeldima. See tähendab seda, et nad kunagi võib-olla palvetasid, Jumala vaim puudutas neid ja nad hakkasid väes kõikuma lausa. Ja see oli ehtne. Ja see võib juhtuda. Jumala vaim võib vahest inimest tabada sõna otseses mõttes, ta kõigub nagu öeldakse edasi-tagasi. Ja nüüd tuleb järgmine kord koosolekule ja ta mõtleb, et ma tahan jälle, et püha vaim liiguks ja Jumala vaimu võidmine oleks võimalus. Okei, ma kõigutan ennast ise nüüd. Ja ta ei mõtle seda isegi läbi, aga kuna see on emotsionaalselt, see oli nii põnev ja kihvt kogemus, ta tahab seda uuesti. Aga see on see, mida sa ei peaks tegema. Amen. Sa lähed ja mida sa teed uuesti? Sa ülistad Jumalat uuesti. Sa kuulutad tema sõna, sa oled ootuses, sa oled põnevil, sa oled janune. Seda tee uuesti. Amen. Aga nüüd, kui püha vaim hakkab kellegi puudutama, ära seda tee uuesti. Nüüd küsitakse, no ka näiteks mõned inimesed ainult kukuvad kogu aeg. Nüüd, see on täiesti üks väeavaldus, mis väga sageli võib inimestega juhtuda. Aga ka seda on võimalik teha. Mis sa sellega mõtled? Ja see ongi osad see põhjus, miks meil inimestel on küüdad taga. Mitte nüüd selles mõttes, ma ei ütle sellega, et kõik inimesed viskavad ennast vikali. Aga selles mõttes, et vältida seda, et nagu oleks mõne inimesega võiks midagi juhtuda. Amen. Ja see on lihtsalt parem ja targem nii-öelda. Ja selles mõttes, aga sa ei pea ennast nagu oleks pikali piskama sinna. Kuni selle tasemeni, kus ma nägin. See oli minu eest üks kihvtim asi. Kui see kuskilt tuleb välja, mis kogudusele ma viitan, see ei ole minu eesmärk neid kuidagi panna halba valgusesse. Aga sellest ma ei ütle seda ka. Kus olid padjad.
Tähendab seda, muidu meil sageli on need linikud, mis pannakse, ütleme, eriti veel naisterahvastele, kui nad on seeliku või kleidiga, pannakse põlvede peale, et asi oleks viisakas. Aga seal olid nii linikud kui ka padjad. Inimesed, kes kukkusid väes maha, et nad saaksid seal nii-öelda nautida seda pühavaimu ligiolu mugavalt, pannakse padi pea alla, siis nad heitsid sinna pikali sinna ja siis pani pea padja peale ja siis said seal nautida ja siis oli linik oli ka peal. See oli nagu juba selline nagu õhtune unekoosolek ühiselt koos. Nüüd siin on üks, mis sellega viga on? Iva on selles, et me tuleme ikkagi selleks, et nagu öeldakse, Jumala ligiolus olla ja ütleme Jumalat austada. Ja me ei tule sinna lihtsalt mingit emotsionaalset kogemust ja me ei tule sinna pikutama. Okei, ma arvan, mina jätaks padjad ära. Olgu sellega nüüd, kui sa kuskil oled näinud ja ära hakka neile nagu oleks näpuga näitama, neid maha tegema avalikult, aga me patju ei too siia oma kogudusse, meil ei ole isegi linikuid veel päris olemas. aga okei, las sellega olla, kuidas on. Et tarkus on see, et me laseme Jumala vaimul teha seda, mis tema tahab. Ja me ei pea korraldama midagi, me ei pea organiseerima midagi, mentaalselt, emotsionaalselt ennast üles puhuma, aga Jumala vaim on see, kes aga samas on see oluline, sina annad ennast selle asja sisse. Näiteks, kui me räägime vaimust tantsimisest, siis ma tunnen ära, ütleme, ma usun, ka sina tunned ära, on õhutus, et seda teha. Mis tähendab? Kus moodi? Seesama vaim tunnistab ühes minu vaimuga, nüüd on praegu hetk tantsida vaimus. Amen. Ja tunned ära selle õhutuse. Nüüd, mis teha? Sul on vaja esimene samm astuda. Jumal ei pane ise sinu jalgu liikuma või tantsima. Nüüd, missugused need sammud välja näevad? Mõni küsib, et kas ma pean polkat või valssi tantsima. Nüüd, vaimust tantsimine ei ole ei polka ega valss. Võib-olla polkaga kõige sarnasem võib kõigsta olla, aga mitte nüüd täbi pealt. Nüüd, see ei pea tingimata olema see sama, kuidas me nimetame vahest seda, nimetakse seda ususõna liikumise, see klassikaline tants, kus see nagu öeldakse, sa teed selle esimese tantsu ja sammu ja siis hakkab ringiratast minema. See võib olla ka teistsugune väljendus. Amen. Jumal ei ole jäigalt kinni selles asjas. Amen. Aga kui sa oled sellisel viisil harjunud sisse astuma, astu sisse kas või sedasi vähemalt. Aga nüüd seesama esimesed ammud, et sina ja nüüd Jumala vaim annab sulle inspiratsiooni ja ta võtab mingis mõttes, ta ei ütle sind sõna otseses mõttes üle, aga ta annab sulle, nagu öeldakse, edasi need järgmised. See on tegelikult sarnane profeteerimisega. Näiteks, kui mina või isegi keeltes sõnumi ja keelte tõlgitseme, kus ma tean, mis see sõnum sisaldab. Profeteerimisega on just seesama, mul sageli ka, ütleme, tuleb mingisugune tunnistus, et nagu oleks see teema või see ala, mis ma peaksin hakkama rääkima seda välja. Ja ma räägin esimesed sõnad või laused välja ja edasi ma ei tea tagumist otsa. Ja nüüd hakkan rääkima järjest, see tuleb järgmine ja järgmine ja järgmine ja järgmine. Samamoodi on selle tantsugagi. Sa astud selle esimese sammu teades, et see oli õhutus ja nüüd, kui sa astud selle ära, tuleb teine samm ja kolmas samm ja siis tuleb ka väljendus selle asjale. Amen. See on täpselt sama asi. Jumala vaim just juhib sellisel viisil. Ja kui sa ei ole kunagi tantsinud, siis küsida, aga millal ma tean, et see õhutus on. Kui need, kes on ka vaimulikud juhid, on sellesse õhutuse sisse astunud, siis sul ei ole vaja isegi alati erilist juhtimist, sa võid ka sellesse samasse kohe usus sisse astuda. Ja sageli sa tabad sellisel viisil ära selle, mis nagu öeldakse, Jumala vaim on isegi tegemas ja sa õpid seda liikumist kui sellist kinni püüdma. Mõni küsib, milleks see tantsimine hea on, no see ei sobi päris minu eaga. Nüüd ma olen ka, mis me oleme, 56 või? Ma küsin ikka naise käest üle, temal meeldib öelda seda järgmist numbrit, mis me saame olema. Mulle ei meeldi seda järgmist ütlema, mulle meeldib ikka öelda seda, mis me praegu oleme. Mitte, et ma elaks üle seda numbrit. Sul ei tasu kunagi oma iga või oma vanust üle elada. Ma tean, vahel naisterahvad ei taha väga sellest rääkida, aga olgu sellega, kuidas on. Aga nüüd, sa ei pea seda üle elama. Kiitus Jumalale. Sa oled just selles õiges parimas vanuses ja Jumal tahab sinuga tööd teha. Amen. Ja palju häid asju on valmis pandud sinu jaoks veel ka. Amen. Isegi kui sa peaks olema 92, siis ma usun, et Jumal on midagi head sinu jaoks valmis pandud. Kenneth Copeland muuseas on 92 aastat vana. Ja temal on usku seda, et temal on väga mitmeid asju Jumal valmis pannud. Sest tema on sihiku pannud 120 saada siin maa peal.
Kiitus Jumal, see on väga julge ususihik, aga ta on, nagu öeldakse, selle sihtinud välja ja ma usun, et see on teostatav. Ja ta on tänasel päeval 92 ja väga heas füüsilises vormis ja kui sa kuulad isegi tema jutlusi, siis sa ei usugi, et see mees võiks 92 olla. Kuidas ta võib jutlustada ja veel kõneleda ja rääkida väga sisukat ja väga olulisi vaimulikke tõdesid ja asju siukses vanuses ja olla füüsiliselt ka siukses heas vormis ja ta iga päev tegeleb tegelikult liikumisega ehk siis võimaliselt käimisega tegelikult on seda. Ja nii et selles mõttes see on asi, mis on nii-öelda hea eeskuju tegelikult. Okei, kiitus Jumalale. Aga kus me jäime otsaga? Kui ma tahtsin rääkida? Mul keldus ära ots. Ja ma sellest vanusest rääkisin. Mis asi? Tantsimisest rääkisin. Ja okei, ja õigus. See on hea, mis iganes vanuses sa oled, see sobib sulle. See sobib sulle. Amen. See sobib sulle ükskõik, sest et sul on põhjust rõõmutseda ja kiita ja tänada omad ükskõik, mis vanuses sa oled. Ja teed seda nii, nagu sinule parasjagu sobib. Selles mõttes, kui sa oledki juba näiteks 70 midagi sellist, siis sinu sammud võivad olla natukene rahulikumad ja aeglasemad, aga tänu Jumalale, et sa vähemalt alased tulla selle esile enese kaudu. Ja kui sa oled 16, siis pane täie rauaga. Amen. Kiitus Jumalale. Ja see ei ole üldse paha, ma arvan. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Ja Jumala vaimul on üks asi, mis on omane. Kui nagu öeldakse, sellestki räägitakse, siis on sageli ka õhutus selle asja jaoks. Ma olen näinud seda ka, et vaimutööga on ka see, et sageli on hea asju ka ennem selgitada, et inimesed võiksid sellesse isegi usus sisse astuda. Siin praegu on võidmine tantsida vaimus. Ma ei saa sind kohustada, kui sa tahad, sa võid sellesse urega usu sisse astuda. Kuidas ma lihtsalt astun? Mulle mängige muusikat või midagi taolist. Ei, sa lihtsalt astud sisse sellesse usus praegu. Ma võin sulle lihtsalt olla eeskujuks ja sulle anda inspiratsiooni, kuidas igas sina seda väljendad. Sa võid tõusta üles ja lihtsalt hakata usus tantsima. Mis see tähendab? Võitu. See tähendab seda, et sul on lahendus. Jumal on andnud sulle tervise, Jumal on andnud sulle vabaduse, Jumal on andnud sulle vastuse. Halleluuja. Ja ma olen kuulnud mitmeid tunnistusi, kus inimesed on astunud sellesse usus sisse. Ja nende elus on toimunud läbimurrangud, mingid väga olulist muudatused tulnud, sest nad on alistunud Jumala pühale vaimule. Sest see on sama võidu väljendus. Me näeme, Piiblis on ka, tants on sageli just võidu väljendus. Amen. Ja pühas vaimus tantsimine on see, kus ei ole ette planeeritud sammud, sa lihtsalt astud sisse ja sa hakkad peale kuskilt kohast. Amen. Halleluuja, halleluuja. Ja sa lihtsalt hakkad peale, kiitus Jumalale. Halleluuja. Nüüd üks asi, mis sa võid kogeda selle asja juures, ei ole mitte ainult füüsiline seesama kogemus, vaid see Jumala võidmine tuleb sinu üle. Sa saad aru, just seesama ja sellised erinevad püha vaimu töö sinu elus on asjad, mis sind juhatavad ka vaimu andidesse sageli sisse. Mõni ütleb, et milleks see hea on. Sa õpid pühale vaimule alistuma selles kohas. Ja nüüd on näiteks vaimu andides püha vaim liikumas. Sa tunned ära, see on seesama püha vaim, kes andis mulle õhutuse koguduses, et ma tantsiksin sel hetkel. Nüüd ta ütles mulle, et näe, Jumal tahab selle inimese praegu terveks teha. Ja tunned täpselt seesama asi, tunned ära selle äkki. Ja lähed astud selle inimese juurde, räägid talle Jeesusest, paned tal käed peale ja plaksti. Ja plaksti see inimene saab terveks. Ja see ei ole midagi eriskummalist. Ja samamoodi on erinevad asjad, kuidas Jumal tegutseb, need on sageli ettevalmistus asjade jaoks, mis võib-olla on kuskil nii-öelda 4 seina vahelt väljas. Amen. Sa võib-olla ei saa välistada muidugi, et sa võid kuskil seal tänaval ka tantsida, miks mitte. Selles ei ole mingit probleemi, ma arvan. Sellel Jumal ei ole mingit probleemi, seda keegi inimene võib sind imelikuks pidada, aga see ei tohiks küsimus olla. Sa ammu tead, et sa oled imelik. Mitte see imelik, kes seal kevade filmis oli või kanast. Aga
aga selles mõttes, et sa võid ära tabada selle, et püha vaim on sind juhtimas. Amen. Vaatame veel paari asja. Ma pean selle asja vist varsti kokku ka võtma. Vaatame ühe asja siia veel. Apostlite 4. peatükki lähme. Apostlite 4. Nüüd siin on 23. salm, Apostlite 4:23. Ja siin ta ütleb siis Peetruse ja Johannese kohta. Nad on olnud just nüüd suur kohtu ees või selle suur kohtu. Suur kogu vist oli, kuidas see nimi on seal? Kuidas? Ikka kohtuks nimetavad lausa. Suur kohtu ees. Põhimõtteliselt tolle aja nii-öelda vaimulikud juhid panid nad väga karmilt paika ja põhimõtteliselt keelasid neil Jeesuse nimel evangeeliumi kuulutamise ära või Jeesusest rääkimise. Nüüd seal tekkis üks vastuolu. Jeesus oli neile öelnud, minge kõike maailma kuuluta evangeeliumi kõige loodule. Ja nüüd tulid ühed inimesed, kes olid isegi juhtivas positsioonis. Nüüd me ei saa päris öelda, et nad olid riigijuhid või ütleme selles mõttes, aga ikkagi nad olid vaimulikult vägagi juhtivas positsioonis ja nad ütlesid midagi vastupidist. Siin on üks asi, mis sa pead meeles ka pidama. Mis nemad ütlesid ka selles samas situatsioonis, keda meil on õige kuulata. Kas Jumalat või teid. Ja see on nüüd ainus koht, piibel õpetab meid üldreeglina riigiseadustele alistuma. Aga kui riigiseadused peaks minema vastuollu Jumala sõna põhiprintsiipide alustega, siis see on koht, kus me ei peaks alistuma. Nüüd see kõlab võib-olla karmina, aga otsekohesena, aga ma ei hakka sinna praegu täna pikalt minema, see on selline pikem teema, aga me näeme siin, nemad ka nagu öeldakse ei alistunud sellele, kes olid inimesed, kes ootasid neilt midagi, mis oli Jumala sõnaga vastuolus. Amen. Ja nüüd, kui see oli toimunud, nad said pragada, siis mis nad teevad? Nad ei hakka lihtsalt kohe jäärapäiselt midagi tegema või midagi tegutsema, nad lähevad ja palvetavad selle asja pärast ennem. Ja mis nad, 23 salm ütleb, kui nad olid vabaks saanud, tulid nad omade juurde ja kuulutasid, mis ülempreestrid ja vanemad neil olid öelnud. Nüüd siin on üks asi ka, kas sa märkad, ta nimetab kogudust omadeks. Et see on üks väga oluline element, mis peab sinul tekkima. Ja millega sul tuleb tegelikult mingis mõttes isegi vaeva näha. Sul tuleb need inimesed teha omadeks. Mismoodi? Kuidas sa saad, kuidas inimesed muutuvad sulle nii-öelda omadeks? See on just suhtlemine, läbikäimine, asjade jagamine, aja koos veetmine. Amen. Ja seda on vaja koguduse sees. Kui sa oled osa sellest kogudusest, kui sa oled külaline, siis see käib sinu enda koguduse kohta, aga see on oluline see, et sa suhtled oma koguduse inimestega. Amen. Meil on tänu Jumalale, meil on oma ruumid ja meil ei ole öeldud, et sa pead, nagu öeldakse, kui kell kukub uksest kohe välja saama 5 minuti jooksul, midagi taolist. Ja sa tohid suhelda ja tohid nii-öelda aega veeta, meil on muidugi eraldi veel, ütleme, niinimetatud osadusajad, aga et tohid suhelda, amen. Ja see on hea, et sa suhtled ja räägid inimestega. Amen. Et sa jagad asju. Me näeme, Peetrus ja Johannes jagasid sellest, mis toimus nendega oma kogudusele. Mismoodi oma kogudus suhtus sellesse, nad palusid selle asja eest. Ja me näeme, lõpuks tuleb see päris pikalt siin see palve ja mitte nad ei hädaldunud ja mitte ei virisenud ja ei rääkinud hirmu ja kartust, vaid nad hakkasid rääkima Jumala suurusest ja Jumala vägevusest. Ja mis siis juhtub kogu selle asja lõpetuseks? Ma ei hakka seda praegu palvet lugema ette, aga vaata 31 salm. Ja nad olid palvetanud kõikus paik, kus nad koos olid, nii nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Ja me näeme selles kohas, selles paigas püha vaim täidab neid kõiki. Nüüd, kust me teame, et nad said täis püha vaimu? Siin üks väljendus, mis seda näitas, oli need, et nad rääkisid Jumala sõna julgesti. Julgus, kui selline oli väljendus sellest, et nad olid saanud täis püha vaimu. Amen. Kui Jumala vaim on sinu elus tegutsemas, siis sellega tuleb kaasa julgus. Julgus ka Jumala sõna kuulutada. Amen. Me näeme erinevaid asju, ütleme põhiline esimene märk selle kohta, et keegi on püha vaimu täis saanud, on see, et hakkab võõraid keeli rääkima. Ja see on väga loogiline, et nad seda tegid siin ka tegelikult. Aga me näeme, et siin nad said täis püha vaimu. Ja kuna see väljend ei ole mitte esimest korda piiblis, see on meil Apostlite 2. peatükis ka juba enne, siis me võime aru saada, et see on sama püha vaim, kes täitis neid.
Ja me näeme seda väljendit täis püha vaimu piiblis hästi palju kordi. Ka posttegudes sa võid otsida, see on huvitav vaadata, ja ma täna sinna ei jõua, aga võib-olla järgmisel korral rohkem. On päris palju kirjakohti, kus on see sama väljend täis püha vaimu. Ja tolleaegne kogudus pidas oluliseks seda, et inimesed oleksid täis püha vaimu. Ja et nad saaksid alguses kõigepealt esmalt üldse ristitud püha vaimuga. Ja see ei ole ette lihtsalt mingisugune formaalsus, vaid see, et inimene saab tõesti reaalse väe. Ja nad saavad seda täis ja see on nende käes, see varustus paluda ja kiita Jumalat võõrastes keeltes. Ja see on oluline, et inimesed kogudustes õpetatakse seda, kuidas seda kasutada. Mõned kristlased ongi püha vaimuga ristitud, aga nad ei oska sellega midagi peale hakata. Nad mõtlevad seda, et võõrad keeled on ainult siis kasutamiseks, kui nagu on hästi emotsionaalne hetk või hästi kuidagi raske olukord või midagi taolist. Jumal tahab, et sa igapäevaselt kasutaksid neid. Paluksid võõrastes keeltes ja samuti, et sa ka isegi tõlgitseksid neid võõraid keeli. Ka isegi ma ütlen siis ka enda palvet. Ma ei räägi mitte ainult sõnumit, vaid ka palvet. Jumal tahab, et sa võiksid ka isegi teada, mida sa oled palumas. Amen. Okei, ma ei hakka praegu minema nendesse teemadesse, muidu me jäämegi siia. Aga kiitus Jumalale. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Isa, ma tänan sind, et sina oled huvitatud, et me võiksime olla püha vaimu meelsed. Teada, mis sa oled meie jaoks valmis pannud. Teada, mis püha vaim meid juhib. Ja Isa, et me võime ära tunda ka selle, et see on see sama püha vaim, kes asju meie elus tegemas. Isa, et isegi kui me puutume kokku asjadega, mis on meie jaoks nagu uudsed ja millega me varem ei ole kogenud ja me ei ole isegi püha vaim, meie kaudu vähemalt ei ole veel toimunud, et me tunneme ära, et see on see sama. See ei ole uus tegelikult. See võib olla uudne, aga ta ei ole tehniliselt uus, vaid see on see sama püha vaim, kes on meie kaudu tegutsemas. Sest see sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga. See sama vaim, kes on öelnud meile, et me oleme Jumala lapsed, see sama tunnistab meile ka ühes meie vaimuga. Isa, et me tunneme ära püha vaimu, tema juhtimise, tema juhatuse, tema nõuande, tema õpetuse, mis ta on tegemas meie elus ja samamoodi ka alistume vaimuandidele, laseme ka püha vaimul teha meiega tööd ja kui me isegi peaksime olema puutunud püha vaimu poolt ka vaimu ja väeavalduste kaudu, isa, et me laseme nendel asjadel olla, et see tehaks, vormiks meid, kujundaks meid ja teeks seda, mis sina oled plaaninud. Halleluja. Kiitus su, Isa. Halleluja. Mul on üks asi südames, ma enne ka keerlisega, ma tuleb uuesti üles ja ma ei taha selle kõrvale jätta. Kui tahaks teie eest paluda praegu, kas saaks 2 meeste rahvast selja taha? Halleluja. Halleluja. Kiitus Jumal. Halleluja. Kiitus su, Isa. Halleluja. Kiitus su, Isa. Halleluja. Ene ivra azestöse poa krele indrele izestösen pro o kovreta zentro obleretino Krestömi indra se ekrove idostre iboko ovrabatesti seme i kramfa ladride i söntro bokore ditra zemfrone nastegi kre rapode trestemi entre. Jah, mis ootab ees? Mis ootab ees? See on teie südames. Seepärast võtke aega, et mind otsida ja need asjad esile paluda. Sest need asjad, mis on juba keerelnud teie südames, need saavad rohkem formeeruma, need saavad rohkem kuju ja te hakkate mõistma ja neid plaame ja ka ajastusi teadma, millal, kuhu ja mida teha, mis on kunagi tulevikuks, mis on tänasel päeval, mis on kunagi mingi aja pärast ja mis on praegusel hetkel, et valmistada ennast nende asjade jaoks. Ja mitte alistuda ja mitte alluda ainult sellele, mis on meelejärane ja mis on emotsionaalselt põnev, vaid teha seda, et ehitada ennast sellesse suunda, mis mina olen teie jaoks valmis pannud. Need kutsumised ja need annid, mis ma teie sisse olen pannud, need juba sihivad teid sellesse suunda, mis on teie südames juba keerelnud. Seepärast hakake vormima ennast minu sõnaga ja uurima, et te võiksite olla valmis tulevasteks asjadeks, et astuda nendesse asjadesse sisse õigel ajal, olles varustatud ja olles täidetud minu sõnaga ja minu vaimuga. Et ära tabada need juhtimised ja juhatused, mis ma tahan teie kätte anda, olla õiges kohas, õigel ajal ja kogu selle varustusega, mis on vaja.
et te kokku puutuksite õigete inimestega õiges ajastuses ja et ei laseks enda ellu tulla inimesi, kes ei pea olema teie nii-öelda lähedased sõbrad või kellega läbi käima, kes võivad teid juhtida ka kõrvale kohtadesse, kus ma ei ole teid plaaninud. Mitte, et need kohad oleksid halvad või negatiivsed, vaid need on kontaktid, mis mina ei ole plaaninud, vaid mis inimesed vahest võivad plaanida. Seepärast järgige, et sidemed ja kontaktid oleks minu poolt juhatatud. Sest me liigume suundadesse ja teeme samme sageli selle järgi, kes on meiega sõbrad ja kellega me läbi käime. Ja nad mõjutavad meie suunda ja meie sihikut. Et te võiksite teada, kes on need, kes peaks olema teie olulised sõbrad, kellega te peate läbi käima, kellesse te saate ise külvata ja kes saavad teisse külvata, et te saaks ehitatud ja kujundatud viisil, nagu mina olen plaaninud, et te liiguksite õiges suunas, õigel ajal ja tehes õigeid samme. Halleluuja. Kiitus, Isa. Las sinu arm kastab neid. Halleluuja. Kiitus, Isa. Halleluuja. Kiitus, Isa. Kiitos, Isä. Halleluja. Oprevitasi krestenda. Oste prokleiteeritte stenda. Ovretetystä. Oprevitesi paa. Need jalad. Sõna kuulutamiseks. Sõna kuulutamiseks. Sõna kuulutamiseks. Need jalad. Sõna kuulutamiseks, sõna kuulutamiseks, sõna kuulutamiseks, sõna kuulutamiseks, sõna kuulutamiseks, sõna kuulutamiseks, sõna, 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 sõna on see, mis muudab inimesi. Halleluuja, kiitus, Isa, kiitus, Isa, ülistus sulle, Isa, austus sulle, tänu sulle, Isa, sinu püha vaimu eest. Kiitus ja ülistus sulle. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus, Isa. Ülistus sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu Jumala. Kiitus Jumala. Tahan ühe asja siia veel juurde öelda, mis kehtib meie iga kristlase jaoks tegelikult. See on väga oluline, et sa pead valima oma sõpru. Amen. Mitte seda, et inimesed on halvad või halbade motiividega, aga sa pead teadma, kes peavad olema sinu lähedased sõbrad ja kellega sa peaksid palju läbi käima ja kes peaksid olla vähem olulised sõbrad olema sinu jaoks. Ja mitte see, et me sellega peame kedagi inimest nagu halvaks või kuidagi halvustame. On lihtsalt mõningad kontaktid, millele me peame rohkem rõhku panema. Ja vahetevahel need ei pruugi olla just need inimesed, kes nagu tunduvad, et kellega tahaks suhelda. Need vahest on olulised kontaktid, millele tuleb rõhku just panna. Sest me ise näiteks, ma ei saa sinule öelda täpselt ette, kuidas sinu puhul on, aga me oleme teadnud seda, et meie kontakt ja side pastorite Kenete Teni Kaasikuga, et see on väga oluline kontakt, et me peame sellele rõhku panema, et me ise nii-öelda võtame nendega kontakti, me ei oota lihtsalt, et nagu millal nad võib-olla sealt Ameerikast meile, tänasel päeval neil oli Ameerikas, aga ütleme Ameerikast meile siis, kui nad olid seal helistavaksid või midagi taolist, et siis nad saame nendega rääkida või suhelda. Ei, me oleme ise võtnud kontakti ja andnud teada, millal teil on võimalik, millal te saate rääkida, millal teil on aega, et me saaks jällegi rääkida. See ei tähenda, et meil nagu vahest on eestlastele üks asi, millest peab ka üle saama. Ma tean, ma ise pean enda puhul seda ka tegelema. Vahest naine ütleb ka, et helista selle inimesele. Mida mul talle rääkida on? Millest ma räägin? Mul peaks nagu teema või põhjus olema, miks ma räägin. See põhjus ongi sageli see, et sul on vaja teatud suhteid või kontakte arendada. See ei olegi see põhjus, et sul peab olema mingi eriline teema ja eriline põhjus või mingisugune probleem või asi, mida peab nüüd rääkima. Ei, sul on vaja vahest mõningaid suhteid arendada. Ja sul on lihtsalt südames, et sa võtta selle inimesega kontakti või helista talle või saa temaga kokku, siis tuleks seda teha. Ja sul ei peagi olema mingisugust erilist juhtimist ja erilist asja. Ja samas vahel Jumal võib hoiatada sulle, et vaata see inimene, ja ta ei ütle sulle isegi võib-olla, seal on see probleem. Ütleb, et see ei ole see, kellega sa peaksid nii palju kogu aeg sageli läbi käima ja väga palju suhtlema ja koos aega veetma.
sageli ta võib öelda just seda selliste inimeste puhul, kes on mingil kombel kas kriitilised, halbade hoiakutega, räägivad negatiivseid asju teistest kogudustest või jumala sulastest. Sa märkisid, ma ütlesin teistest kogudustest ka isegi räägivad halba asju. Amen. Või isegi ka oma kogudusest nagu tavalist. See on koht sageli, mis on hoiatusmärk, see ei ole hea inimene, kellega pidevalt läbi käia. Kui tal on iga kord rääkida midagi kriitilist, midagi halvustavat, midagi negatiivset kuskil selles teises kolmandas kohas. Nüüd kõik ei ole ideaalne muidugi. Ja vahetevahel me peame mõnda nii-öelda negatiivsete asjadega tegelema. Aga nende asjadega tuleb korrektselt tegeleda. Kui see on üks halvustamine, kritiseerimine, tagarääkimine, see ei ole koht, mida sul on vaja kuulda ja kus on vaja nagu haakida ennast. Amen. Ja see sageli võib olla see koht, kus sa pead võib-olla vahest, nüüd ma ei ütelnud seda teile, eks sa pead ise tabama asju, aga laiemas mõttes ma räägin, et kus vahest tuleb ära tabada, kus sa pead võib-olla mingid kontakte või sidemeid muutma või midagi taolist. Et kui kuskil on inimesed, kes on pidevalt negatiivsete ja kriitiliste hoiakutega, see ei ole see meelsus, mida sul on vaja. See võib sinu elu täiesti sassi viia. Ma olen näinud inimesi, kes on omavahel haakunud, nad on saanud kokku, rääkinud sageli kahjuks vahest pastorit taga või seda töötegijat taga ja halvustanud ja öelnud ta kohta ühte ja teist ja kolmandat. Ja lõpuks see asi on mulisema läinud ja nad on haakinud ennast kogudusest lahti, on haakinud ennast lahti ja lõpuks on astunud minema ja tänasel päeval võib-olla on kuskil vaimulikult täiesti nagu segaduses ja mülkas. Ja mis ma mõtlen selle mülkas olemise all sageli on see, et inimeste elud kannatavad. Kas nende abielud kannatavad, nende lapsed kannatavad, nende suhted kannatavad, erinevad asjad kannatavad selle asja pärast. Amen. Ja Jumala tahtes on turvalisem olla. Amen. Ja hoida oma suud ja jälgida, mida sa kuuled ja kellega sa mida räägid. Amen. Kiitus Jumalale. See on ka hea see lõppu panna. Kuigi see on väga tõsine, aga seda on hea meeles pidada. Aga ma võtan selle asja täna kokku. Kiitus Jumalale. Jumalal on midagi olulist täna pannud ja täna mul oli väga teistmoodi see jagamine minu jaoks, et ma ei jõudnud päris sellesse kõike, mis ma tahtsin alguses, aga ma usun, et Jumal sai midagi olulist panna teie südamesse ja ammuta. Ja Jumalal on head plaanid meie jaoks valmis pandud. Amen. Sa oled õnnistatud ja käid koos Jumalaga ja teostad Jumala tahet. Amen. Näeme siis järgmistel koosolekutel.